Tere hommikust, daamid ja härrad! Mina olen Juhan Parts. Mul on väga hea meel tervitada kõiki, kes võtsid vastu meie kutse esimesele ohtlike ideede festivalile. Te kindlasti küsite, et miks selline nimi ohtlike ideede festival ja miks esimene? Selle kujundlikuks mõttelennuks panime meile just selle Flo Kasearu movie, kes jõudis seda jälgida, ja kes ei jõudnud, ma võtan lühidalt kokku. Tallinn Väikse ja Sifferi peatuse vahel oleva Henriksoni küüru peal sõidab päästeauto ja tulekahju on kuskil Kalamäe kandis. Ja loomulikult sõidab ta aeglaselt, tal on palju aega ja kui ta kohale jõuab, ei ole enam midagi kustutada. Muidugi on see tänane üritus kantud eelseisvatest valimistest. Me oleme mõelnud, et kõige hullem, mis Eestis juhtuda saab, on see, et kui me võtame valimisi demokraatia tüütu rutiinina. Selleks, et valimised ei oleks demokraatia tüütu rutiin, tuleb vaadata ausalt näkku, kuhu Eesti on jõudnud ja kas Eestit, ja kui me täna esimesel Volume 1 ohtlike ideede festivalil ennekõike keskendume Eesti majandusele, et kas Eesti majandus on võrreldav muu maailmas toimuvaga selle päästeautoga või mitte. Ma tean, et need vastused on erilaadsed, kuid valimistel on alati see, et valimised peavad vaatama tulevikku, kuid tulevikku me saame vaadata ainult siis, kui me suudame kõigepealt vaadata selja taha, kust me oleme tulnud ja kuidas siia jõudnud ja vaadata enda kõrvale. Ehk teisisõnu, mis toimub maailmas, mis toimub meie ümber majanduses, tehnoloogias ja paljudes muudes asjades, mis mõjutavad meie arengut. Me oleme teinud mitmeid sotsioloogilisi uurimusi, et kuidas tegelikult täna Eesti rahvas arvab Eesti arengutest. Ja ma ei varja seda, kui ma ütlen, et julgelt 60, võib-olla isegi rohkem protsente inimestest ütleb, et Eesti arengud on head. Võib-olla isegi väga head. Meile endale tundub, ja see on väga subjektiivne tunne, et see rahulolematus võib olla tegelikult põhjuseks sellest, et 10 aasta pärast oleme me oluliselt midagi maha maganud ja mitte sugugi seal, kus me tegelikult oma unistustes tahaksime olla. Me näeme, et Eestis on väga palju kujunenud tabusid. Mõned tabud on head, sest need tegelikult annavad meile toetuspunkti või ankru, et üks riik ja ühiskond ei läheks koost lahti. Mõned tabud võivad aga aja jooksul kujuneda piduriteks. Ja just nimelt ohtlike ideede festival püüab järgnevatel kuudel ja märtsi valimisi lähenedes ka tihedamini adresseerida tabusid. Adresseerida tabusid ja tavaliselt, kui me vaatame Eesti ühiskondlikku debatti, siis kui keegi mingisuguse ideega välja tuleb ja ta puudutab tabu, mida me ei annagi endale aru, et see on meie tabu, seda tituleeritakse kohe ohtlikuks. Selle festivali kokkukutsumise sissejuhatavas teates me tõime 2 näidet. Urmas Reinsalu ütles detsembris Washingtonis, et Eesti julgeolekupositsiooni tugevdamiseks oleks mõistlik suurem liitlaste kohalolek sõjaliste võimekustega. Te mäletate neid reaktsioone. Täna on see kujunenud iseenesest mõistetavaks ja kui me vaatame oma rahva arvamust, siis tegelikult kindlustunde suurendamiseks, ma arvan, et suur enamus tegelikult tervitaks suuremaid ka sõjalisi võimekusi Eesti territooriumil. Mõelge, milline tabu muutus on toimunud väga lühikese ajaga. Teine, ja ma jõuan lähemale meie tänasele teemale, ehk siis Eesti majandus ja majandust väga oluliselt mõjutav maksusüsteem. Me käisime välja augustis niinimetatud madalapalgaliste tulumaksuvabastuse idee, millest ma paari sõnaga, kes ei ole seda rääkinud, ka natuke hiljem räägin, ja ka see sai väga suure rünnaku.
see lõhub maksusüsteemi, see on rumalus, see on teostamatu ja nii edasi ja nii edasi. Need oli 2 näidet. Neid näiteid on väga palju, aga me tahaksime ka täna, kes te olete tulnud siia Ohtlike ideede festivali esimesele osale, et aitaksite kaasa ohtlike ideede sõnastamisel, mida me saame arvesse võtta tulevastel festivalidel. See laua peal ja kindlasti siin ka meie abilised jagavad selliseid poldikuid, kus on võimalik siis kirjutada ka oma ohtlik idee. Ohtlikul ideel on 2 kriteeriumit. Esiteks, ta peab puudutama mingit Eestis olevat tabut ja teine, ta peab aitama Eestit viima edasi. Ja kolmandaks, ta ei tohi olla mingisugune ulmeline, ilmselgelt teostamatu. Kuid ta võib olla hullumeelne, mille teostamine nõuab märksa suuremat pingutust. Selleks, et te oleksite motiveeritud oma ideid siia kirja panema, nagu ikka, IRL-il on kombeks tänada oma abilisi. Me kavatseme välja loosida oma ideed ja selle poldiku tagastanud inimeste vahel külmkapi. Nii et nii palju siis sellest festivalist. Nüüd maksunduse juurde. Me oleme öelnud, et täna esimene teema on maksureform. Maksureform või maksusüsteem pole asi iseenesest. Me räägime tegelikult selleks, kuhu me majandusega jõudnud oleme. Jah, kas majandus kasvab parasti või majandus on nii-öelda ümber nulli või nagu öeldakse, et okolo nulja või ta on +1 või +2. Ja kui te panete tähele meie majandusanalüütikud, nad tavaliselt väga kergekäeliselt seletavad, et pole häda midagi, välisnõudlus on kehv, mis muidugi vastabki tõele. Euroopa võlakriis ja kõik muu sellega kaasneb. Kuid küsimus on selles, ja mind pani see mõtlema ennekõike eelmise aasta EBRD raport, mis väga põhjalikult tegelikult käsitleb Kesk-Ida-Euroopa riikide arenguid alates 90. aastast. Loomulikult saab sealt kõvasti kiidusõnu Eesti, meie areng suhtena teistega samal stardipositsioonil riikide majandustega on olnud märkimisväärne. Me teame tegelikult oma majandusnarratiivi. See on olnud väga lihtne, mis paljuski on sõnastatud 90. aastatel. Meie tänane tees on selles, et tegelikult see majandusnarratiiv, mis paljuski on adekvaatne ka täna, aga ta ei ole enam piisav, arvestades sellega, mis on juhtunud meie ümber ja kuhu meie majandus on ka ise tegelikult välja jõudnud. Ja ma arvan, et muidugi sõltub majanduse ja tema areng sajadest, kui mitte rohkematest teguritest, kultuurist, inimeste mõtlemisest, teadusest, võib-olla palju rohkem kui ükskõik sellest, millest saaks teha üks riik või valitsus. Kuid ometi, ma arvan, et kui me räägime maksudest, siis maksud on alati see, mis tegelikult on kõige lihtsam vahend riigi käes, nii nagu võib-olla valuuta puhul kursiga mängimine on kõige lihtsam vahend hoida oma konkurentsivõimet. Seda vahendit meil ei ole, pole olnud 90. aastast peale. Maksudel on teatud võimalus arvestada seda, kuhu me oma majanduse arenguga oleme jõudnud, kuid me teame, et maksusüsteemi puhul, ja see on nüüd juba isiklik kogemus, on see, et meie üldine hoiak on see, et ärme muudame mitte midagi. Alati on võimalik leida vastuargumente. Ja vastuargumendid on väga õiged, sellepärast, et ei ole midagi tähtsamat kui stabiilsus. Samuti. Kuid meie väide, ja me tahame kuulata tänaseid esinejaid, et kas see väide on tõele, et selleks, et majandusele anda uut dünaamikat või otsida uusi võimalusi väikse riigi majanduse jaoks, me peaksime läbi kaaluma need maksusüsteemi lahendused, mis on paljuski 90. aastatel paika pandud ja osaliselt täiendatud selle aastatuhande alguses. Nüüd ma ei hakka ise neid probleeme välja tooma, kui ma olen täiesti kindel, et meie tänased panelistid ja peaesineja kindlasti neid puudutavad ja meil on võimalik diskuteerida seda kuni 11.15. Millised reeglid on meil? Te teate, et alati öeldakse, et on olemas mingil debatil Chatham House'i reeglid. See tähendab seda, et kõik, mida inimesed siin ruumis jäävad, võib kasutada, aga ei tohi viidata kõnelejale. Meil on ka Chatham House'i reeglid, kuid selle vahega, et Delfi teeb otse ülekannet.
Et seega me räägime ka Delfi vaatajaga ja kaudselt kogu Eesti rahvaga, et me peaksime suutma vähemalt lähematel kuudel ja võib-olla ka tulevikus arutada asju niimoodi, et see nii-öelda sõnumi tooja või idee väljaütleja ei peaks kartma seda ideed välja ütlemast. Et sellised on meie reeglid. Ja nüüd meil on peaesija, nagu ikka inglise keeles keynote speaker ja mul on väga hea meel kutsuda kõigepealt selle eest, et ta andis koheselt nõusoleku sellisel üritusel osaleda. Kõigepealt tuntud kõigi Eesti suuremate otsuste juures olnud mehele, Siim Kallasele, kes kindlasti oskab vaadata väljastpoolt Eestit, teades tegelikult meie majanduslugu viimase 20 aastaga, meie otsused, mis on tehtud maksude puhul. Nii et ja Siim on soovinud rääkida 15-20 minutit, seejärel ma kutsun lavale teised panelistid, kellele me anname võimaluse oma põhilised ideed ja seisukohad välja öelda 2-3 minutiga, seejärel me vaatame, mis ideed siia peale jäävad, arutame ja anname loomulikult maksimaalselt võimalusega publikule kaasa lüüa. Nii et alustame. Ma paluksin siis lavale The Excellence härra Kallas. Andmar ütleb paar sõna. Enne kui Siim Kallas sõna saab, siis kavas oli kirjas ka Peeter Oja. Valisite Peeter Oja, saite Anvar Samosti. Ja mina nüüd kujutage ette, et Oja räägib seda, ütlen järgmist. Siim Kallas, legendaarne Eesti Panga president, mees, kes on näinud Eesti ja Brüsseli poliitika köögi poolt, no võib-olla isegi liiga lähedalt, ma ei tea, võib-olla. Mees, kes uskus, et läbi suurema palga ja madalamate maksude tuleb kodanikele anda rohkem valikuvabadust ja ka vastutust. Mees, kes 20 aastat tagasi pakkus välja, et sotsiaalmaks tuleks kaotada, jättes raha inimestele, kes selle eest endale ise pensionikindlustusosakuid ostaksid. Oli ju nii? Mees, kes toetas tasulist tervishoidu, õppelaenudel ja stipendiumidel põhinevat kõrgharidust ja tegi ettepaneku kaotada ettevõtte tulumaks, mis on tänaseks nii ka läinud. Mees, kes seda juttu nüüd lugedes, teile siin ette lugedes, tundub, et on rohkem Milton Friedmani õpilane kui Mart Laar. Aitäh ajalooliste meenutuste eest, aga ma usun muuseas siiamaani samadesse asjadesse ja sugugi mitte vähem, vaata, et pigem rohkem. Panin nüüd mõned mõtted siia kirja endale ja mõned numbrid ka, et igal juhul ma leian, et maksupoliitika üle debatt on vajalik, väärtuslik, huvitav ja tervitatav. Selles mõttes sellepärast ma ka hea meelega võtsin vastu selle kutse siia tulla. Ja nüüd lihtsalt miks seda oleks siis vaja, et nii nagu Juhangi ütles, et ega see pole eesmärk iseeneses, aga meie eesmärk on ju olnud. Meil on olnud kaks väga olulist indikatiivset eesmärki. Üks, olla parem oma endisest saatusest, ehk siis ka kindlasti majanduslikult parem kui meie idanaaber ja meie saatusekaaslased, ja teiseks jõuda järele siis teise poole naabritele. Ja tänaseks kindlasti saab öelda, et see eesmärk on olulisel määral seiskunud. Ma võtsin ühest tabelist, mis on, neid tabelid on mitu, kus on riigid järjestatud sisemajanduse kogutoodangu ühe elaniku peale järgi. Võtsin kõige ebameeldivama tabeli, kus Eesti on siis per capita 25 049 US dollarit, see on 41. koht, Rootsi on 15. kohal 45 455 ja Venemaa on vast 43, 2 kohta Eestist tagapool 24 120 USD dollarit. See tähendab seda, et kui meie argument, et meil on ka julgeolekupoliitiliselt olukord on kontrolli all, kuna meie majanduslik olukord on parem, ei vasta päriselt enam tegelikkusele. Kuigi muidugi me võtame maha praegused sanktsioonid ja muud asjad, mis annavad mingisugust muud signaali. Ja majanduskasvu tempod, kui meie majanduskasvu tempo jääb maha Rootsi omast, millal ja kuidas me siis seda vahet vähendada saaksime. Nii et mingit elektrit on vaja, aga ma rõhutan ka seda, et maksupoliitika on üks osa kogu majanduspoliitikast ja ta on küll väga tähtis osa, aga ta kindlasti ei ole ainuke, et tegelikult peab kõiki asju vaatama paketis. Ja ma lihtsalt rõhutaksin 3 asja sellega seoses või
kolme niisugust teemat, mida edasises debatis kindlasti võiks arutada ja tulevikuski võiks arutada, on see, et tähendab, ma ütleksin ka nii palju, et ma olen tegelikult nüüd siis, kui on mind kutsutud Eesti maksupoliitilises debatis osalemas, ma tegelikult sügisest saadik olen ühe teise riigi maksupoliitilises debatis väga-väga sees, nii et Saksa ajakirjanduses tituleeritakse mind kui Europäische Mautkommissar, kuna ma osalen väga operatsionaalselt Saksa teemaksu debattides, nii et kogu aeg küsitakse, et mis me sellest arvame ja tegemist on tõepoolest väga suure asjaga, mille juurde, kui aeg lubab, mille natuke võib peatuda, et see ei ole kaugeltki lihtne küsimus, tähendab, see on ka suure pildi küsimus, väga suur filosoofiline küsimus. Aga ma ütleksin seda ka, võtaksin selle, mis Euroopa Liidus, mida arutatakse maksupoliitika seoses ja tuues need seosed siia natukene. Üks teema on kaudsed maksud ja käibemaksu koht üldse tänases majandusruumis ehk Euroopa majandusruumis. Ollakse üsna veendunud selles, et käibemaks on liiga keeruliseks läinud ja tema niisugune funktsioon riigiüleste tehingute ja riigiüleste majandusprotsesside mõjutamisel on muutunud äärmiselt ebaselgeks. Kuskil hinnatakse, et 12% jääb kogumata tänu sellele käibemaksupettustele, mis on väga suured ja peale selle riigid on teinud käibemaksu soodustustest mingisuguse omamoodi varjatud riigiabi, mis tegelikult on Euroopa reeglite vastu ja kuskil mõnes riigis kuni 55% maksuolusest summast on tegelikult maksuvähenduste kaudu subsideeritakse mingisuguseid majandusharusid. Et see on teema, mida peaks arutama. Kui Anno Samost meenutas mõningaid asju, ma olen veel ühte asja kunagi välja pakkunud, tehingumaksu ehk muuta siis ka kaudsete maksude struktuuri ja minna lihtsamate maksude peale, tehingumaksu peale, mis on omaette, ma ei hakka teie aega liiga palju kulutama, aga mida on ka arutatud ja kogu aeg on öeldud, et see on väga suur rumalus ja kui mina olen seda ka rääkinud, et see on täitsa rumal idee. See on midagi taolist, nagu on Ameerika Ühendriikides ja mida saaks väga hästi ühendada kohaliku eelarvega. See oleks nagu üks asi, et kui Saaremaal toimuvad ooperipäevad, siis kohaliku kassasse, saab palju tööd ja palju seal restorane ja edasi, aga tegelikult ju kohaliku kassasse ei laeku, eelarvesse ei laeku põhimõtteliselt midagi, neil ei ole mingisugust sellist otsest seost niisuguste asjadega. Nii et see oleks kaudsed maksud, mida ütleme, maksupoliitiline debatt Euroopa tasandil ka väga tõsiselt käsitleb. Teine väga suur asi on muidugi see, millest siin Juhan mainis ja mida siis ka Anvar nagu mainis, on see, et on siis tööjõu maksustamine. Ja see on ka päris suur debatt, on töötatud välja niisugune mõiste, mis on väga omapärane, see maksukiil, ehk siis inglise keeles tax wedge. Ja ma ei tea, kust see on tulnud, igatahes selle arutelu toimus ka Eurogrupis, kui ma ajutiselt asendasin, olin siis Euroopa majandus- ja rahandusvoliniku funktsioonis, nii et komisjoni poolse ettekande tegin ma ise, aga see materjal on ka kättesaadav olnud kõigile liikmesriikidel läbi Rahandusministeeriumide, nii et kui te olete neid numbreid ja asju näinud, siis ärge pahandage, et ma mõnda asja nagu kordan. Ja on võetud siis see analüüs, et kui palju tegelikult siis tööd maksustatakse. Ja see on nagu päris põnev tabel, on võetud 3 asja. Üksikisiku tulumaks, siis töötaja enda sotsiaalsed maksed ja tööandja sotsiaalsed maksed. Ja Eesti üldiselt on Euroopa kogu tööjõu maksustamisel märgatavalt kõrgemal kui Jaapan ja Ameerika, aga selles struktuuris on ka väga palju erinevusi. Näiteks üksikisiku maksustamisel ehk on võetud siis keskmine palgasaaja, on tehtud niisugune analüüs. Selle koha pealt on Eesti kuskil enam-vähem keskkoha peal, et 14% on siis, maksab keskmisest palgast, on siis, kui võrrelda seda tulumaksuga, maksab siis töötaja ja Eestis on see 13, et Euroopa keskmine, see on nagu enam-vähem see sama, kus on aga väga suured erinevused, on see, et
et kas Eesti on minu meelest mitte minu meelest, ongi kõige madalam Euroopas selle osa pealt, mida töötaja ise peab maksma. See on kõigest 1,5% sellest palgast maksab siis töötaja ise sotsiaalkulusid keskmise arvutusel, OSCE arvutused, kui palju on siin võimalik need numbrite üle vaielda, see on omaette küsimus. Ja kus siis Eesti on teistpidi, jällegi silmatorkav, on tööandja maksude koha pealt, kus Eesti on Prantsusmaal teisel kohal ja maksab 25,3% palgast on siis see tööandja maks, ehk siis need sotsiaalmaks, mis tegelikult on eksitav nimi. Nii et kokku Eesti on enam-vähem keskmisel tasemel, kui kõik need asjad kokku panna, aga see struktuuris on asi see, kus tööandja koormus on ikka väga suur. Ja kui nii võtta, siis see on terve Euroopa on tunnustanud seda, et see on probleem. Suhteliselt madal on see Iirimaal ja Maltal, aga mujal on ikka kõrged ja Belgia kogusummad on, ma ei hakka seda ette lugema, see pole praegu väga oluline, Belgia väga kõrge ja nii edasi. Saksamaa ka suhteliselt kõrge, kui 3 asja kokku panna. Nii et võti on konkurentsivõime tõstmisel kindlasti selle tööjõu maksustamise vähendamine. Sest ma arvan, et kohalviibijad teavad paremini kui mina, kui palju on Eestiski niisuguseid näiteid, kus tegelikult ettevõtjad selleks, et üldse konkurentsis püsida, peavad kõike tegema mustalt, see tähendab maksma mustalt palka. Ma tean, mu omad ühed head sõbrad ostsid ühe väikese ettevõtte ja 3 aastat on nad nüüd kahjumeid katnud ja ütlevad, et panevad kinni, kuna kõik konkurendid hoiavad käibemaksust kõrvale, hoiavad sotsiaalmaksust kõrvale ja selles tingimustes, kui sa pead 30%, peab su hind olema igal juhul kõrgem, sa lihtsalt ei mängi välja. Et see teema on väga tõsine, väga tõsiselt olemas. Ja 3. teema, mida ei saaks vaadata lahus maksupoliitika küsimustest, on kulude poliitika. Ehk siis väga lihtne, kui tahta maksukoormat vähendada, siis tuleb millegi eest maksta ise. Ehk siis laiendada tasuliste teenuste võrku ja siin tulles tagasi jälle selle Saksamaa juurde ongi just see asi, et Saksamaa maksumaksja idee kohaselt hakkab teedehoiu ja investeerimise eest maksma vähem ja teede kasutaja, sakslased ja eestlased kõik ühtedel alustel hakkavad siis maksma teede kasutamise eest. Nii et see on ka selles mõttes suur filosoofiline samm ja väga suur samm Saksamaa ka sisedebatis, et minnakse rohkem üle tasulise teenuse peale selles konkreetses valdkonnas. Ja kui nüüd Eesti tahab igal juhul seda tööjõu maksustamist ka vähendada, siis tegelikult samamoodi tuleb käsitleda ohtlikke ideid ja ma olen Juhaniga nõus, ma võin ka koostada terve loetelu tabudest, mida Eestis ei tohi käsitleda ja mis lüüakse siin naelaga seina külge kinni, kus hakkad sellest rääkima, on ka see kulude pool ja tasuliste teenuste pool. Jälle ikka see sama, kas on ikka mõistlik seesama IRL-i idee, et kõrgharidus peaks olema täielikult tasuta, kas on ikka tõesti nii, et me kuidagi viisi, et me piirame tasulist tervishoidu igati ja eratervishoidu, mis on paljudes, minu isikliku veendumuse üle, aga see on jällegi, see on teema, ma ütlen, et ma pole palju ajaloost selles mõttes õppinud, et ma pole liiga palju oma seisukohti muutnud ajaloo jooksul. Et see on nagu lahutamatu osa sellest. Et tulles nüüd, et kui te vaatate ka neid proportsioone, majanduskasv on madalam kui Rootsis, eks ole, GDP võrdlused ei ole enam sugugi meie kasuks, tähendab mingit elektrit on vaja ja sellisel juhul me ei saaks jääda selles debatis sellisele poolele, kus me räägime ainult meeldivatest asjadest ja räägime ainult sellest, mis kõigile meeldib ja jätame rääkimata ebameeldivatest tõsiasjadest. Nagu ma lehest lugesin, on eelarve kasv ette nähtud 6% kulusid ja 7% tulusid. Igal juhul on see palju suurem kui nominaalne majanduskasv. See tähendab, et see proportsioon, see pinge nagu see tõuseb selle üle, et me peaksime nagu suures plaanis kogu seda tervikut diskuteerima ja ma olen kindlasti ise valmis selles diskussioonis ka osalema ja ma ei saa jätta siinkohal ka, mida mult ka niikuinii küsiti ja kui ei küsitud praegu, siis küsitakse natuks aja pärast, et aga mis siis on see, kuidas suhtuda sellesse 500 euro plaani. Siis ma ütleksin, et orgaaniliselt see mulle ei meeldi, mulle üldse igasugune opereerimine kõikvõimalike miinimumide ja lagede ja madalamate ja kõrgemate lagedega
see mulle nagu, ütleme, see on nagu minu probleem. Tegelikult on see idee muidugi, mis mahub sellesse täpselt selle maksukiilu vähendamise poliitikasse, et ega see pole halb idee iseendast töötajale teatud täiendava stiimuli loomine, peale selle on see briljantne idee valimiste seisukohalt mõistagi ja ka asi, millest ei saa ju kuidagi mööda vaadata, nii et minu meelest on seal see probleem lihtsalt tulles tagasi selle tervikliku käsitluse juurde, et peaks arutama siis ka kulude poolt põhjalikult ja peaks arutama, et kui seal on, ütleme, IRL-i kalkulatsioon on, et see on 120 miljonit ja oponentide kalkulatsioon on, et see on 250 miljonit, et see pole justkui midagi, see tegelikult on ikka väga palju ja kui neid asju hakkab kogu aeg kogunema, siis lõpuks see koormus muudku nagu kasvab, et sama radikaalselt nagu paljud meist, kaasat mina, on valmis arutama maksupoliitika muutmist ja arutama ka neid traditsioonilisi ideid, millel me oleme püsinud. Sama radikaalselt me peaksime seda kulude poolt arutama ja mitte jätma nii, et olgu, teeme selle toreda asja, see toob meile valijate ääli ja siis jätame need ebameeldivad asjad tulevikku, et küll me kuidagi ikka toime tuleme. Nojah, need ongi tegelikult need mõtted, mis ma tahtsin sissejuhatuseks öelda, et anda teile nii palju võimalust diskussiooniks kui vähegi võimalik ja ma lihtsalt ütlen ühe asja veel lõpetuseks, et ilmus üks raamat ja lugesin paks raamat, mille pealkiri oli Gold and Debt, siis läbi aegade 500 aastat, kuidas riikide võlaga on toimetatud kullastandardist ja kõigest nii edasi. Mul on niisugune tunne, raamat ei ole väga hea, ma ei ütle, et te peaksite kõik seda väga lugema, aga väga palju on seal fakte ja seal on nii, et autor justkui natukene, ma isegi täpselt ei saa aru, mis ta siis lõpuks kuhu tahab jõuda, aga ta justkui ütleb, et kogu see eelarve tasakaalupoliitika ja riigi kulude ja rahanduse niisugune tasakaalukas majandamine, et see ikka pole hea, et see on kõik pärit Richard Peel, Inglise peaministri ajast ja see on kõik sellest ajast pärit ja et see tegelikult ikkagi siis toob näiteid, kus see on nagu halvasti töötanud ja siis tegelikult jõuab igal pool selleni, et kus sellest on nagu loobutud, siis on asi viinud väga suure majandusliku katastroofi ja kaose juurde, aga see on nagu omaette pikk teema, nii et ma lihtsalt tuleksin selles mõttes tagasi, et maksupoliitilised muudatused, kõike võib arutada, aga igal juhul, sellisel juhul maksustruktuuri sees ja muidugi ka sama radikaalselt võiks arutada kulusid. Aitäh! Aitäh sulle, Siim! Põhiseisukohad on selged. Ma lihtsalt, et hoida mingisugust diskussiooni vaimu, kasutan seda moderaatori võimalust öelda paari sõnaga selle 500 euro kohta, et veel kord, kui me vaatasime seda päästeautot, siis see päästeauto on täpselt sama, nagu me liigutame tulumaksuvaba miinimumi 10 euro kaupa aastas kõigile ühtemoodi, igaüks võidab sellest kuus 2 eurot. Et see on selline mõjutu nii-öelda maksupoliitika, mis kindlasti annab kõigile poliitikutele võimaluse rääkida, et tegeldakse tööjõumaksude alandamise. Tööjõumaksude kõrgus on meie konkurentsiprobleem, seda me kõike teame, kuidagi tuleb ta asendada. Teine küsimus, ja meie saime selle idee tegelikult ju kahest allikast. OECD, Euroopa Komisjon ehk sa ise, küllap sa ei ole seda lugenud, Eestil antud soovitus, see sama madalapalgaliste maksukiil, madalapalgalised on suhteliselt kõrgemini maksustatud kui Eestis kõrgepalgalised, aga see põhiküsimus, kui me räägime oma majanduskasvust, siis on ikkagi see, et on ilmselge, et avatud tööturul, mis meil on Euroopas reaalsus ja meie puhul arvestades meie põhjanaabrid täielik igapäevaelu, on see, et me lihtsalt kaotame väga hinnalist tööjõudu. Mina ei hakka numbritega spekuleerima, järelikult me peame midagi radikaalselt tegema, eriti arvestades olukorraga, et järgmine aasta on esimene aasta, kus Eesti tööturule siseneb vähem inimesi, nii-öelda uusi tulijaid, kui lahkub, arvestades vanuse iga. Nii et see on väga suur probleem, kuhu me selle ideega välja jõuame, eks me seda siis lähikuudel nagu vaatame. Mul on nüüd järgmisena võimalik paluda lavale härra Olari Taal. Ja Peeter Oja alias Anvar Samost ütleb siis midagi kommentaariks Olari kohta. No mis ma saan öelda? Elav legend, viimane hoiupankur.
Mees, kelle jutt ei vaju vee peal laiali nagu pardisitt. Mees, kellele kuuluvad sõnad. Me peame edasi rühkima, aga vahepeal üle vasak õla tagasi vaatama, et keegi maha ei jääks. Oli nii? 1994. aastal loengus üliõpilastele. Mees, kes 20 aastat tagasi määrati ehitusministriks ülesandega ministeerium kinni panna. Mees, kes äsja kirjutas 25 aastat vanaks saanud Eesti Ekspressi külalispeatoimetajana, et viimased 10 aastat on kaotatud Eestis ja 80% lahendustest on peidus maksusüsteemi muutmises. Mees, kes unistab, et ta oleks sama tark nagu tema naine homme. Ja Olari, sulle sissejuhatuseks selles samas Ekspressis ütlesid sa niimoodi maksude kohta. Esiteks, maksustada tuleb tulusid, mitte kulusid, see tähendab tööjõu maksustajale tuleb eelistada ettevõtlustulude ja tarbimise maksustamist. Teiseks, maksustada ei tule rikkaks saamist, vaid rikkust, see tähendab mitmesuguste vara omamise maksude eelistamist palgatulu maksu. Niisiis, tegemist on mehega, kes tahab, et me hakkaksime maksustama kinnisvara, autosid, taastaksime ettevõtluse tulumaksu ja lajataksime kõvasti veel käibemaksul otsa. Nii, mis sul on enda vabanduseks öelda? Ega mul midagi muud ei ole, oma vabanduses öelda seda, et ühesõna loomulikult IRL peaks esimesest sammuna oma mis oli kodualuse maa maksustamise nagu tagasi pöörama. Tunnistama ausalt, et ilgelt pandi puusse, eks ühesõnaga ideoloogiliselt ja ma usun, et rahvas ausus nagu hindab, eks ühesõnaga. Aga ega mul midagi muud eriti palju öelda, ma tegelikult lootsin, et tähendab, Juhan luges kõik juba ette, et ma tegelikult lootsin, et ma saan viimasest sõna, sest ma olin seal nimekirjas viimane, ja siis mõtlesin, et ma saan ütelda niimoodi, et ma olen kõigega nõus, mida eelkäijad on rääkinud, eks. Aga mul on mõned asjad siin kirjas ja siin on umbes niimoodi, et ei ole võimalik, et süsteem, mis oli OK 15-20 aastat tagasi ja mis viis vaieldamatult meid võib-olla veel ka 15 aastat tagasi ja isegi 10 aastat tagasi edasi, eks ühesõnaga oleks parim võimalikest, eks ühesõnaga. Tegelikult oleks ju õused ja selline riik, kus üldse maksusid ei oleks. Ja see riik arenes majanduslikult kindlasti kõige kiiremini. Kahjus maksud peavad olema ja siis võib ütelda, et ainukene võimalus hästi kiiresti majanduse areneda oleks see, kui meil oleks kuskil aasa peal kulda kakavad eeslikesed, kellest me siis oma need riigi pidamise probleemid ära lahendataksime või kelle abil. Miks ei ole maksusüsteemi muudetud või miks ei ole seda muutmist teed mindud, eks ikka põhiliselt või tähendab, neid põhjusi on palju, aga ma arvan, et on olemas 4 suuremat põhjust. Et tegelikult inimesed, nii maksumaksjad kui valitsusajad ei soovi suuri muututusi. Maksumaksjad ka, sest nad on kohanenud. On kohanenud olemasoleva maksusüsteemiga. Sest iga muutus tekitab rahulolematust ja üsna loomulikult need, kes ütlevad, et neid mingi maksumuutus on nendele mõjunud halvasti, need ütlevad seda kõva häälega, need, kellele see on mõjunud hästi, nad soliidselt vaikivad, igal juhul nad ei hakka plaksutama selle peale, eks ühesõnaga. Ehk rahulolematuid on igal juhul või rahulolematu hääl alati kõlab. Kindlasti ei soovi tunnistada valitsejad, et nende valitud süsteem või süsteem, mille najal nad on sõitnud, pole juba aastaid hea. Ehk ühesõnaga nagu ajaks sellist julgust, mida ma loodan IRL-il nüüd on,
tunnistada oma kodualuse maa viga, eks ühesõnaga. et see vajuks sellist julgust, et ütelda välja, et vajaks julgust, mida tegelikult Õhtumaa poliitikutel ei ole. Ja muidugi oluliselt tähtis on see, et ei ole ju meil häid eeskujusid, sest kõik suured autoriteetsed ja tugevad on oma ajalooliselt välja kujunenud keerulise maksusüsteemi ühesõnaga pangid. Ja võib-olla ei tasu ka alahinnata ametnike vastasseisust, sest süsteemi suurel muutmisel on ees hästi suur töö, milles võib lihtsalt selguda ka kompetentsi puudu. Sa tahad ütelda, et mul aeg see otsa? Sul on aeg läbi, jah? Aha, okei. Sa tahad pärast osaleda? Aha, okei. Nii, mul kasutan jällegi võimalust, kuna Olari 2 korda ründas seda kodualuse maamaksuvaba hiid kui ainukest mõtet varamaksude kehtestamiseks. Mina isiklikult nende varamaksudes olen ülimalt skeptiline, aga mis puudutab nüüd kodualuse maamakse, siis vaadake sõbrad, meil on veel suurem probleem, kui isegi meie mitte väga kiiresti arenev majandus on ikkagi demograafiline probleem. See on väga selge, et me tegime väga selged piirid selleks, et me 2 korda ei maksustaks Eesti perekonda selleks, et neil oleks kindel kodu ja nad saaksid, ütleme, palju lapsi. Jah, konkreetseks ajendiks selle kodualuse maamaksu 1600 ruutmeetri osas maamaksude vabaks sai see, et Tallinna linn tahtis kiusata Nõmme vanatädisid. Sisuliselt. Järgmisena mul oleks siis au paluda lavale ka inimene, kes on olnud kõikide suuremate, vähemalt viimase 10 maksuotsuste ja juures on siis härra Lasse Lehis, maksuteadlaste seltsi esimees, kui ma nüüd õieti tema tiitlit ütlesin. Ja Anvar Peeter Oja, palun. Jah, Lasse Lehis, maksuteadlane, Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige, mees, kes on võimeline kirjutama iga maailma erakonna programmi vastava maksupoliitika peatüki. Mees, kelle käe all sai ettevõtete tulumaksu kaotamine reaalseks seaduseks, muutudes ka Euroopas söödavaks, maksuvabastuseks ettevõtte reinvesteeritud kasumilt, oli nii? Mees, kes võib maksudest rääkida 24 tundi ja on ikka huvitav, aga kelle nimi teeb Jürgen Ligi nii närviliseks, et Lasset ei lasta, tõsi jutt Rahandusministeeriumi valvelauast juba mõnda aega edasi. Lasse Lehis. Nii, ja mul on küsimus Lassele, räägime sellest ettevõtte tulumaksust. Me kõik teame, et see on üks väheseid elemente, mille poolest me eristume teistest konkureerivatest riikidest. See on positiivne. Vaevalt, et me teame, kui palju selle tulemusena on Eestisse tulnud investeeringuid, kindlasti on tulnud. Vähemalt olen ise kohanud Soome kui ka Rootsi tööstureid, kes on pidanud seda oluliseks. See miinusmärgiga pool on selles, et meie tegelikult kasum võetakse välja mujal, tean 10 Eesti ettevõtted, kellel on mõistlikum kasum põrgatada Lätti, kuna seal välja võetud dividendi pealt maks on tunduvalt väiksem, kuna meie dividendi maks on mitte 21%, vaid ju tegelikult 26,5%, mis on väga kõrge. Ja teiseks, mis tõenäoliselt paljude jaoks on ebaselge, kui suure ulatusega probleemiga on, me teame, et meie majanduses tegelikult on väga palju, suur osa on nii-öelda filiaalid, ehk siis rahvusvahelised ettevõtted, kes on loonud siia oma tootmisüksuse, nende hulka kindlasti kuuluvad ka pärast Hansapanga ja Ühispanga ülevõtmist pangad, kellel on loomulikult soov tegelikult teenitud kasum ühel või teisel moel põrgatada sinna riiki, kus tegelikult see dividendi maks on väiksem. Seega küsimus, Lasse, sulle, mida me peaksime tegema ettevõtte tulumaksuga? Aitäh! Nende tõstatud küsimuste peale ma olen loomulikult mõelnud, on neid diskussioone jälginud, et eks siin on probleem on olemas, aga see probleemi kirjeldus võib-olla
võib väga palju varieeruda, et kui räägitakse kasumite maksuvabast väljaviimisest, siis väga suures osas on samasugune folkloor nagu see, kuidas Mart Laar hävitas põllumajanduse või rahareform hävitas säästud, et võetakse mõned faktid, mis vastavad tegelikkusele ja kombineeritakse neid natukene selliseks, et inimestele meeldiks seda lõpptulemust kuulata aina rohkem ja rohkem. Et on mõned lihtsad lahendused, võib-olla isegi seadust ei ole vaja muuta, küsimus on Maksuameti võimekuses, mitte ainult selle teema osas, vaid väga palju muude teemade osas, võib-olla ütleks seda, et isegi ei olegi võib-olla maksuseaduste muutmise teemat vaja iga kord tõstatada, vaid võiks alustada ka sellest, et vaadata, kuidas olemasolevist seadusi täidetakse ja kas nendest saadakse õigesti aru ja kas neid osatakse õigesti rakendada. See puudutab nii Maksuametit kui ka maksumaksjaid. Aga pikemas perspektiivis, mis puudutab Lätit, siis Läti 15% see on meile jääb nii-öelda probleemiks ka siis, kui me näiteks taastaksime klassikalises ettevõtte tulumaksu, sellepärast et selleks, et Lätis 15% maksta, Eestis tulumaksu mitte maksta, peab see kasum tekkima Lätis. Vastasel juhul seda ei ole võimalik ära kasutada, järelikult sõltumata sellest, kas me Eestis maksustame 21%-ga kasumi teenimist või kasumi jagamist, see Läti eelis jääb. Ja lahendus, mida võiks välja pakkuda, on ka üks tabu tegelikult, mille võiks murda, on see, et 94. aastast saadik on meil tulumaksumäärad võrdsed füüsilisel ja juriidilisel isikul ja see on maailma mastaabis tegelikult pigem erand kui reegel. Tavaliselt nad erinevad ja üks variant olekski siis Eestis see praegune dividendi 21,79 muuta siis 15,85, kui murdude keeles rääkida. Ja sellega see konkurentsivõime küsimus Lätiga laheneks, aga see oleks tegelikult põhimõtteline muudatus, tehniliselt võib-olla mitte väga keeruline, aga eeldabki ühest sellisest barjäärist üle astumist ja võiks, et muidu mul on iseenesest raske selliseid väga huvitavaid ja lennukaid teemasid välja pakkuda, aga see oleks üks, mida ma julgeks pakkuda, sest kuna ma olen väga tihedalt praktikaga seotud, siis ma üldiselt kardan igasuguseid suuri muudatusi, sest ma hakkan kohe mõtlema, kuidas need reaalses elus nagu hakkavad toimima ja mis salateks ma oskan ka selle peale mõelda, mismoodi ühest või teises asjast kõrvale saab hiilida või ühte või teist soodustust kurjasti ära kasutada, et ka selles osas mul teadmisi ja infot on ilmselt rohkem kui keskmisel inimesel. Aga maamaksu teema oli siin näide, mis toodi, et ma toon võib-olla paar fakti sellega seoses, et kuidas tulemused võib-olla võivad olla mitte päris sellised, nagu me algselt planeerisime, et kaks fakti seoses maamaksuga. Esiteks, maamaksu laekumine pärast koduomaniku maamaksu vabastuse kehtestamist ei ole vähenenud, vaid vastupidi suurenenud. Mitte küll palju, aga ta on suurem, sest need, kes jäid maksma, need hakkasid rohkem maksma, eriti Tallinnas. Maksumäärasid lihtsalt tõsteti. Ja teine asi, kõik sellised maksusoodustused, mis seotakse rahvastikuregistri või mis iganes muu registriga. Maamaksu kehtestamisel mina ka arvasin alguses, et see ei ole üldse keeruline probleem, et meil on kinnistusraamat ja meil on rahvastikuregister, sealt paneme andmed kokku, me saamegi teada, kes kus elab. Siis tuli Riigikontrolli audit ja praeguseks me oleme jõudnud infole, et enne aastat 2017 need registrid tööle ei saa. Et see on täielik korralagedus, riigiasutused omavahel ei oska suhelda, ei oska koostööd teha, aga see on täiesti omaette teema, aga see riigi pidamise või riigi toimimise teema on tegelikult ka küllaltki oluline, mida tuleks arutada. Aitäh! Aitäh sulle, Lasse Lehis, ja järgmisena palun lavale härra Karli Lambot ja Anvar Peeter Oja samast tutvustab. Karli Lambot, ettevõtja, kes on tunnistanud, et tal on jõuka ettevõtja ja omanikuna Eestis hea elada ja et Reformierakonna ja sotside koalitsioonilepe teeb tema elu veelgi paremaks. Mees, kes tõi maksudebatti sõna omakapitalimaks, et panna omanikud rohkem ja palgatöölised vähem makse maksma. Mees, kes pani USA miljardäri Nick Hanaueri mõtted, mäletate, oli siuke artikkel hiljuti, Pitchforks are coming või midagi taolist,
pani need mõtted Eesti konteksti juba enne tema kuulsa artikli ilmumist. Mees, kes ilmselt varem või hiljem lõpetab poliitikas. Nii, ja minu poolt sulle inspiratsiooniks sinu võib-olla märkimisväärsem idee, mida sa oled Eesti sotsiaalmeedias ja nii-öelda poliitilistes ringkondades levitanud, on nii-nimelt omakapitalimaks. Minu teada äsja loodud Herkeli partei viskas selle välja, ma nägin kuskil mingit vaheprogrammi, et oli seal see sees ja minu küsimus on, et kas sa võitled selle idee nimel edasi või on sul hoopis muid mõtteid, kuidas panna palgatöötajate asemel omanikud rohkem makse maksma? Ole hea. Aitäh, suur tänu, et IRL mind siia kutsus. Ma arvan, et iseenesest niisugused üritused niisugustel teemadel kahjuks nimetatakse need ohtlikeks, need ideid. Juhan Parts seletas ära, et pigem mõeldakse tabusid. Ma arvan kokkuvõttes, et see on tõeliselt suurepärane. Et igal juhul soovin teile jõudu ja jätkake palun samas vaimus. Juhan Parts küsis mult enne, kui me siia üles tulime, et kas ma olen selles idees veendunud. Ja mu selge ja otsekohene vastus on, et ei ole. Et ma olen väga vähestes asjades veendunud, et pigem on ikkagi oluline, et teatud teemadel räägitakse, need kaalutakse rahulikult ja ilmneda võivad plussid ja miinused, millest ükstaspuha kellel, näiteks ka minul, kes ma siis omakapitalimaksust räägin, algselt aimu ei ole. Aga hakkame teistmoodi peale. Ma kindlasti ettevõtjana ei taha rohkem maksta. Ja ma ei usu, et põhimõtteliselt seda keegi tahaks. Aga vaatame konteksti ja vaatame suuremat pilti. Eestis elab umbes 600–800 karu. Enamik meist ei ole loodusteadlased, me ei huvitu nende karude keskmisest elueast, nende täiskõhust, kuidas nad hakkama saavad. Me teame ainult ühte numbrit, palju on neid karusid. Maailmas rahvastikuteadlaste prognooside kohaselt selle sajandi lõpupoole elab umbes 12–13 miljardit inimest. Inimesed on kui bioloogiline populatsioon, väga selgesti määratletud jälle nende edukus rahvaarvu järgi. Kui me mõtleme Eesti ajaloole, enamik meist jälle ei tea, et palju elas, et missugune oli elatustase 12, 13, 14, 15, 16 sajand, aga me teame, palju oli sellel ajal umbes inimesi. Ehk mis ma siis öelda tahan? Keskne on ikkagi lõpuks väga suures pildis see, palju meid on. Ja tasapisi tõenäoliselt rohkem saavad meist aru, et selle numbriga ei ole Eestis sugugi head lood. Üle-eelmisel aastal lahkus 6700 inimest ligikaudu, eelmisel aastal umbes sama palju. Me väga hästi teame, kuidas see trend suure tõenäosusega jätkub. Et kas me tahame, et meie oleme siis näinud seda olukorda, kui Eestis on kõige rohkem olnud inimesi 90. alguses, eelmisel sajandil, ja meie lapsed näevad seda, et maailmas populatsioon saab väga hästi hakkama, aga Eestis on elanikkond väga kaua aega kahanenud. Ehk lõpuks kõik otsused, mida me teeme, ja kui me räägime ka maksupoliitikast, peaksid olema niisuguse suure pildina suunatud sellele, et kuidas see rahvaarv siin kasvaks või see vähenemine oleks võimalikult leebe. Ja majanduse kasvutempo, SKT, inflatsioon, tegelikult on need kõik teisejärgulised. Kui vaadata nüüd maksupoliitiliselt ja eelarvet, siis numbrid on igal juhul väga selged. Võrreldes Eestit Euroopa Liidu keskmistega, meie kaaslastega Euroopa Liidus, Eestit peavad üleval palgatöölised. Meie tööjõumaksud on pisut keskmisest kõrgemad kui Euroopa Liidus keskmiselt. Tarbimismaksud on oluliselt kõrgemad kui Euroopa Liidus keskmiselt ja neid peaasjalikult maksavad töötajad, palgatöölised, need, kes elatuvad palgatulust. Ja omandimaksud on Euroopa Liidus kõige väiksemad. 3 korda väiksemad kui Euroopa Liidus keskmiselt, omandi- ja kapitalimaksud. Ehk see põhiküsimus siis on, et võib väita igal juhul teesina, et meil on tasakaal paigast ära. Mulle isiklikult Reformierakonna veetud tulumaksureform 2000. aastal väga meeldib. Ta on väga elegantne omas ajas ja ta toimis. Ja täna meil tõenäoliselt ei ole mitte see peamine probleem, et meil oleks vähe ettevõtjaid või nad kurdaksid, et neil on raske elada,
kindlasti paljud inimesed ka niimoodi räägivad, paljud ettevõtjad, aga king pigistab hoopis mujalt. Ehk meil selle kahaneva rahvaarvuga on igal juhul aina raskem ja raskem hakkama saada. Keskmiselt, ütleme niimoodi, üle poole Eesti töötajatest teenib kuus vähem kui 500 eurot. Ehk mediaanpalk on alla 500 euro. Selles kontekstis IRL ettepanek tõsta tulumaksuvaba miinimumi on väga õigesse kohta. Ma olen ise sellest rääkinud ka kevadel, sügisel eelmisel, aga et IRL selle nüüd ilmad üles võimendas, ma arvan, et see põhimõtteliselt on väga suurepärane. See viis, kuidas te pakute, et see maksukoormus osaliselt nihutatakse natuke kõrgema palgalistele, on riigieelarve seisukohast väga elegantne, aga ma väidan, et see ei lahenda seda põhiprobleemi. See põhiprobleem on selles, et meil tööjõumaksud on ikkagi keskmisest kõrgemad ja kapitali omandimaksud, vaadates Euroopa Liitu keskmisena, on ligi 3 korda madalamad. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas seda tasakaalu rohkem nüüd tänases päevas paika saada. Põhimõtteliselt on 2 alternatiivi. Klassikaline tulumaks või mingi uut laadi maks, näiteks siis omakapitali maks, millest mina rääkinud olen. Aga ma arvan, et see edasise debati käigus peakski selginema, et kumb, juhul kui seda teed minna, kumb nendest elujõulisem oleks. Aitäh sulle, Karli. Nii, ma vahepeal tuletan meelde seda, et on võimalik siis loosimisel võita mitte külmkapp, vaid üks nendest toolidest. Et on tulnud korraldustoimkonna poolt selline täpsustus. Andke käega märku, kes seda saab täita. Need voldikud on seal laudade peal ja mõelge siis täiendavaid ohtlikuid ideid ja teil on võimalik saada üks tool. Viimasena mul on nüüd au paluda lavale härra Indrek Neivelt. Indrek Neivelt, rahvusvaheline pankur, ettevõtja, viimane Hansapanga direktor, kelle nime inimesed mäletavad. Väga tark mees. Ta on samas majandus- ja maksupoliitilistes küsimustes pidevalt kellegiga opositsioonis ja pole kunagi kartnud välja käia tava arusaamale vastuvõetamatuid ideid. 1000 eurose alampalga maaletooja. Sotsid nüüd võtsid 2 sammu tagasi, ütlesid, et 800 eurot. Ettevõtte tulumaksu toetaja, on nii? Uutmoodi ümberjagamise propageerija. Põhimõtteliselt ma võiks jätkata seda, aga on selge, et tegemist on ketseriga. Indrek Neivelt. Nii, Indrek, ja mis sinu käest tõesti küsida, et sa tunned Eesti ettevõtteid tõenäoliselt kõige rohkem läbi aegade ja nende arenguid ja mulle tundub need sinu ideed, mis liiguvad sinna Põhjamaade poole, et sa ei ole seda ise öelnud, aga mulle tundub ja üks küsimus, mida me kindlasti hakkame panelistidega arutama, on üldine maksukoormus, mis meil on väike ja meil on olemas ka poliitilisi erakondi, kes ütlevad, et tõstes kõigepealt üldist maksukoormust Põhjamaade suunas, siis majandus alles hakkab käima minema. Ja mulle tundub, et kas need sinu ideed mõneti on samas suunas. Kas sa üldise maksukoormuse, mis on meil olnud siin 33 ümber, kriisi ajal oli ta natuke kõrgem, Põhjamaades on ta kindlasti üle 40, EU keskmine on 40, kas tõepoolest selle tõstmine ja eelduslikult läbi selle siis kõik võimalik toredate asjade lahendamine nii-öelda kulu poole peal on meil nii-öelda selle kiirema majanduskasvu võti. Aitäh, palun. Aitäh, aga tere päevast kõigepealt, aga selle küsimuse peale, et see maksukoormus võib olla 33% ja tegelikult me kulutame, kuna me saame nii palju toetusi Euroopa Liidust, siis me kulutame rohkem ära. See tegelikult natuke eksitab nagunii see madal protsent. Et me ütleme, et just nagu meil on madal protsent, see eksitab tegelikult. Ma tahaks veel ühe asja ära korraldada, et keskmine mediaanpalk oli eelmine aasta 730 eurot, mitte alla 500. Ikkagi võta 20% maha, eks ole, jalajaslaastus ja miinimummaks, aga ikka saab üle 600 või 600 ringis, aga see selleks. Et mul on ka mõned mõtted siin, mis ma ei hakka neid, mida ma olen enne juba rääkinud, ma ei hakka väga palju nendega üle kordama, nendega asju kõike. Aga ühte asja, mida ma olen mitu aastat juba rääkinud, vähemalt kriisi ajal ma rääkisin seda väga kõva häälega, aga ikkagi see ei jõudnud kusagile kohale, on see tabude teema. Et meil on tabu, et maksudega ei mängita, et maksusid ei muuta, selline tabu on, et kus me nüüd makse muudame.
no siis on see natuke nagu naljakas filosoofiliselt mõelda see, et ümberskond kogu maailm muutub. Ja ainukene asi, mis on stabiilne, on Eesti maksusüsteem. No, selles mõttes see ei sobi ju kuidagi kokku, eks ole. Kõik asjad muutuvad ja ainuke asi, mis on stabiilne. Et mina kogu aeg mõtlesin, et elektrienergia hind on vähemalt stabiilne, eks ole. Nüüd see ka ei ole stabiilne, eks ole. Et vähemalt kuu aega ette, aga see selleks. Ja nüüd, kui me räägime maksupoliitikast, kui me mõtleme, et me oleme täna WTO liige, me oleme Euroopa Liidu liige, siis meil tegelikult majanduspoliitika võib-olla ongi, mida me ise saame reaalselt teha, siin on Siim Kallas ja ma arvan ka Johan Parts teavad paremini, aga tõenäoliselt on 90% ongi maksupoliitika ega rohkem midagi suurt teha ei saagi, millega eristuda. Ehk et tegelikult, kui me räägime maksupoliitikast, siis me tegelikult räägime ka majanduspoliitikast. Majanduspoliitikat iseseisvat väga palju meil olla ei saa tänases Euroopa Liidus. See on üks asi, mis ma tahaksin nagu öelda veel. Järgmine on see, et kui ma maksudega niimoodi lammutamiseks läheks, et siis võiks juba nagu hakata nagu fundamentaalselt tulla nagu kõikide maksude juurde hakata küsima. Et esimene küsimus on see, et meil on põhiseaduses öeldud, et meil on kõige tähtsam ülesanne on kultuuri ja keele säilitamine siin, aga samas ajal me kõik teame, et kultuurkapitali raha tuleb hasartmängu maksust. See, kes selle välja mõtles, pidi olema küünik täiesti. Noh, kui te niimoodi mõtlete, et mis asi see nüüd on, eks ole, et mida rohkem kasiinos käiaks, seda rohkem kultuuril raha. Et see on nagu põhiseadusega praktiliselt kõige tähtsam ülesanne meil. Järgmine on, mis see sama nagu natuke ka sellist filosoofilisemat laadi. Me teame, et teedemaks, eks ole, või aktsiisimaks, autode kütuse aktsiis, eks ole, et kui palju sellest nagu teedesse läheb. Et see on nagu jällegi iseenesest nagu küsimus, kas panna nagu tõkkepuu ette nagu kiirteedel või siis aktsiisiga. Aga see tegelikult täna ikkagi väga palju läheb ka riigieelarvesse mitte teede parandamisse ja kindlasti ta ei lähe Tallinna teede parandamisse. See aktsiis, mida me kõik maksame siin. Ja mille tulemus on see, et iga küla vahel on parem tee kui presidendi lossi juurde viia tee. Et seda võiks nagu vaadata üles. Siis no näiteks, et mõtlete, haigekassast tuleb raha, kõik see sõltub inimeste palkadest. Tegelikult oleks ju loogiline see, et näiteks kõik alkoholi ja tubaka aktsiis läheks sinna. Et väga palju on vaja, sellest tulenevad tervise asju on vaja parandada sealsamad arstid. Kuigi täna on umbes suurusjärk vaadates, et 400 miljonit või natuke alla 400 miljoni euro on aastas see, mis tuleks siis nagu alkoholi ja tubaka aktsiisist ja haigekassal läheb poole rohkem raha. Et ikka peab kusagilt juurde võtma. Aga võt selliseid mõtted, et kui kui haigekassal on kõige suuremad, niimoodi nagu aktsionärid oleks siis alkoholitarbijad, eks ole, see oleks siis hoopis teistsugune lähenemine ka selle võib-olla. Et nii, aga siis mul on veel mõned punktid, kui sa sul aega annad veel. Et nüüd ma hakkan nagu kordama ennast. Esiteks on selles, et mida ma olen öelnud ka, et see viimased 10 aastat siis, kui Siim Kallas on olnud Euroopas ja Johan Parts pole peaminister olnud, on me tegelikult on juhitud kõike nagu raamatupidajad, oleks firmat juhtinud. Et natukene siit juurde, natukene sealt maha, et mingisugust nagu sellist, et teeme teistmoodi, eristume kuidagi, teeme midagi teistmoodi, teeme paremini. Seda pole olnud, me oleme ikka natukene siit tuunid, natukene sealt ja see suur asi puudub. Ja kas või ka sama maksude teemaline. Ja välja arvatud see sama minu arust ka totakas maamaksuvabastus. Et ei ole midagi õiglasemat kui maamaks maailmas. Et sellepärast, et see sama, kui me mõtleme, et meie maja eest keegi lükkab lume ära, keegi asfalteerib sealt tee ära, keegi viib sinna tee, siis kõige õiglasem on selles, et see maksab sellest, et kui suur krunt sul sellel on, mitte see, et kui palju ma seal tulu saan sellest, see, kes seal majas elab või sellest, et see niimoodi, keegi peab ju selle tee puhtaks lükkama ära asfalteerima. Ja see peab ikkagi nagu funktsioon peaks olema sellest, et kui palju sa maad omad, kui me niimoodi teenuse peale hakkame viima selle asja. Ja üks teema veel lõpetuseks on see, et seesama, täna me oleme
lõksus natukene, et me ei arene. Ja ma arvan, et see ongi väga palju suuresti selles, et me oleme oma palkadega, oma põhipalgaga oleme jõudnud sellesse kohta tänases Euroopa Liidus, kus me ei ole konkurentsivõimelised enam. Sellepärast, et selles palgakategoorias on meie maksud liiga kõrged, sellepärast, et meie seda tulumaksuvaba miinimum on nii madal. See tekitab siin probleeme. Ennem kui paarkümmend aastat tagasi oli veel lihtsam selles mõttes või 10 aastat tagasi veel, et kui palgad olid nii madalad, siis see maks ei mänginud rolli. Aga täna, kui on 1000–1500 eurot, on sellised tublid töömehed saavad palka, siis sellele nagu palga erinevus, selle töökoha erinevus on ta võib olla kallim täna kui Soomes. Seal on väga vabalt, seda on nii palju erisus on erinevates kohtades, seda on igaüks võib oma asja tõestada, kuidas see võrreldavaks teha on, see on raske, aga tegelikult seal 1000 juures on meie tööjõumaksud liiga kallid. Ja see on, ma arvan, üks põhjus, miks me ei arene, miks ei tule selliseid asju siia sisse. Aga ma olen nüüd kõik ära rääkinud praegu. Aitäh sulle, Indrek. Väike aplaus ka. Aitäh. Kuna ma tean, et Siim Kallas peab olema 11.15 kuskil järgmisel üritusel, siis me saame selles seltskonnas nüüd diskuteerida 37 minutit. Ma kõigepealt pöördun saali poole, et siin mõtted olid erinevad ja palun publiku abi, kes on kiire esimesena käsi püsti, mis võiks olla nii-öelda küsimus, mille puhul peaks nüüd nende härrasmeeste käest nõu küsima. Nii, sealt, esimene käsi. Antakse mikrofon kohe selja taga. Toivo Külaveer, mul niisugune mõte aeg-ajalt peas olnud, et tegelikult meie riik on üle keeruline ja kui me, see oleks nagu see riigi võrrand tuleks ära lihtsustada tegelikult, kes vähegi matemaatik oleks, viskaks sealt enamuse komponente välja, taandaks maha lihtsalt, üks on plussmärgi, teine on miinusmärgiga. Ja maksude osas siit, et tegelikult kui me kaotaks ära ka üksikliku tulumaksu üldse, ma saan aru, hirmus asi, palju me võiksime maksuametist igat poolt inimesi lahti maksta, kes mitte midagi kasulikku ei tee selles mõttes, et loevad neid makse kokku ja lahku. Aga kas on küsimus ka, ütleme? No mõtlengi, et kas selle tulumaksu ära kaotamine üksikisiku oma on ainult see raha puudu või on ka riigi kulude poolelt selle võrra väiksem kulude pool, kas või maksuametnike vähendamine? Ei pea enam kokku lugema. Nii, Lasse. Suurema osa tulumaksu kogumisest teevad ära raamatupidajad, kes palgalehel selle tulumaksu välja arvutavad. Maksuamet tegeleb tulumaksu tagastamisega. Iga kevad 100 miljonit eurot makstakse tuludeklaratsioonide alusel tulumaksu tagasi. Et ma ei usu, et see annaks võimalusi maksuametnike arvu vähendada. Käibemaksupettustega tegelemiseks võiks neid veel 2 korda võib-olla juurde võtta. 1 miljard eurot oleks ta füüsilise isiku osas, aga paraku on siin muud asjad ka, et meil on piirid lahti Euroopa Liiduga ja natuke liiga lihtsaks läheb teiste riikide tulumaksust kõrvale hoidumine sel juhul, kui Eestis tulumaksu ei ole. Monacos ei ole tulumaksu, aga see kehtib ainult nendele, kes seal elavad ja selleks, et sinna elama saada, tuleb küllaltki karmidele tingimustele vastata. Üsna mitmel praktilisel põhjusel Eestis ei saa endale sellist luksust lubada. Ma küsiks võib-olla... Juhan, eraisiku tulumaks aastas on 1 miljard, natuke 1 miljard, 1 miljonist. 1 miljard, 1 miljard, jah. 3 veerand läheb omavalitsustele, veerand läheb riigile, pluss juriidiliste osa. Suur raha tegelikult. Me peame arvestama ka muidugi seda, et üksikisiku tulumaks ei ole ikka klassikaline tööjõumaks, seda küll lihtsustatud kvalifitseeritakse, aga kui me räägime meie tööandja poole pealt, siis ikkagi see, mis meie seda suhtelist konkurentsivõimet alandama, on ikkagi suur sotsiaalmaks ja kuidas seda alandada. Aga minu kokkuvõtte praegu ma kuulasin väga tähelepanelikult ja ma umbes tean, mida ütleks need inimesed, keda siin ei ole ja kes on võib-olla väga tugevalt oponeerivad ka selle diskussiooni vastu ja ma küsiks võib-olla Siim Kallase käest, arvestades tema poliitilist kogemust, et minule tundub, et midagi, et meil on kõik nagu pudru ja kapsad, et me räägime kuludest, me räägime tuludest, me räägime, et me oleme oma atraktiivsuse teatud mõttes kaotanud, meie suhteline konkurentsivõime, arvestades meie palgakasvu, meie lõunanaabrid, kus on tööjõudel odavam, samas me oleme natuke odavamad kui Põhjamaad
et pole enam seda atraktiivsust. Ma küsiks pigem selline, et milline peaks olema üks selline poliitiline protsess, kus me üleüldse saaksime nii-öelda ühiskonnas seda teemat niimoodi käsitleda, et me esiteks suudame erinevad osapooled tuua laua taha, et meil on piisavalt ekspertiisi, et vaadata sellele kompleksile otsa, et milline see peaks olema. Siiamaani me teame, et see maksudega ei mängita, asi käib ju sedapidi, et eks ikka erakonnad lähevad teatud seisukohtadega valimistele, mõned üksikud ideed kindlasti on võimalik teostada ja ei pruugi olla ka pikas perspektiivis valed ja need siis nii-öelda koalitsioonilepingusse pannakse kinni, muus osas asi külmutatakse tegelikult. Tõenäoliselt me vajame mingisugust poliitilist protsessi, on ju, kuidas tegelikult valitsus saaks mandaadi, et selle küsimusega tegeleda teatud printsiipidest lähtudes. Kuidas sa seda ette kujutaksid? Ma võin öelda nii palju, et lihtsalt illustratsiooniks, et mainitud ettevõtte tulumaks kaotamine, mis jah, Lasse Lehise abiga on instrumentaalseks tehtud. Tegelikult see oli omamoodi konsensus ja ma ütleksin, et tegelikult niisugusi suuri asju saabki teha konsensusega. Kas see konsensus on alati väga nähtav, on ise küsimus. Paratamatult tuleb kaardistada need osapooled. Mis ma ütlen ettevõtte tulumaksu kohta? See oli ju koalitsioon, kus see oli kolmikliidu valitsus, nõnda öelda, eks ole. Ja tegelikult toimusid pingelised läbirääkimised rahandusministri ja sotsiaalministri vahel. Ja niiviisi, et tegelikult samal ajal tekitati või loodi pensionisüsteem, samal ajal tehti tervishoiusüsteemi korraldus, millega ma olen nagu oma kriitilist arvamust väljendanud, ma arvan, pensionisüsteem tervikuna on hästi kujundatud ja nii oligi, et see oli tegelikult nagu pakett, eks ole, sest see ettevõtte tulumaksu kaotamine oli väga radikaalne, väga suur idee, väga nähtav idee, aga see oli nagu kombineeritud paketiga. Täpselt sama asi on praegu Saksamaal, kus ütleme, õnnestus anda novembris intervjuu, mis siiamaani nagu keerleb, ma ütlesin, et kui te tahate seda teemaksu sisse viia, te peate seda poliitiliselt millegagi, poliitiline hind tuleb sellest maksta ja tuleb leida see tasakaal. Siis on veel näiteks kuulsast Delori Euroopa siseturu reformist, mis on eriti täna tagasi vaadates väga radikaalne. See, milleni jõuti, kui 10 000 tolli majandust reguleerivat dokumenti tunnistati kehtetuks ja tollipiirid Euroopa Liidus ära kaotati. See tegelikult oli kombineeritud niisuguse sotsiaalse paketiga, mis ei seganud ja vastupidi, tänu sellele sai selle Euroopa siseturg sai loodud. Nii et ma ütleksin nii, et kui tahta esiteks, kui tahaks midagi teha, siis peaks tegelikult võtma siiski ette mingi suure idee. Ega see 500 on päris korralik ja suur idee ja ikkagi tuleb sellisel juhul läbi rääkida, katsuda leida mehhanism kaudselt, võib-olla mitte kohe nähtavalt, mitte kohe kaamerate all, kus kõik hakkavad tegema oma poliitilisi kuulutusi ja kinnitama oma ideoloogilist uskumust, aga tegelikult pragmaatilisi lahendusi leida ja ma ütleksin, et Eestis on väga palju asju tehtud konsensusega ja tegelikult on leitud konsensus niisuguste asjade, suurte asjade tegemisel. Ma arvan, et see oleks see poliitiline protsess ja siin peaks nagu selles mõttes rahulikult olema valmis rääkima ka väga ebameeldivate inimestega. See on see asi, et sa ei saa ainult, eks ole, oma tuppa koguda kokku. Viina võib võtta oma sõpradega ja inimestega, kes on meeldiv, aga läbi rääkima peab kõigiga, kelle käes on mingisugune autoriteet ja legitiimsus. Nii, kas selles osas ma vaatan publiku poole, nii, esimest reast härra Reinsalu ja siis härra Tammert. Et Ansipi aeg oli üks raamatupidamise aeg ja ainuke ohtlik idee, mis ära tehti, oli kodualune maamaksu vabastus. Nüüd, mul oleks üks konkreetne küsimus Siim Kallasele, mis puudutas seda väiksepalgaliste maksukiilu, maakeeli öelduna siis ongi maksukoormust liiga suurt Eestis. Et miks siis Euroopa Komisjon leidis, et Eesti peaks seda vähendama? Et mis see põhipoint oli? Et ei ole pääsu, siis sa asendasid Reeni, kui Reen oli Euroopa Parlamenti läinud, et anna rahvale teada. Ja teine küsimus on see, mis puudutab nüüd seda väidet,
et me opereerime siin miljardites, miljonites ja mis see tegelikud numbrid on? Mul küsimus Lasse Lehisele. Jürgen Ligi ütleb, et see maksureform maksab 250 miljonit eurot. IRL väidab, et see maksab 120 miljonit eurot. Mida Eesti kõige targem mees ütleb maksuasjades? Aitäh. Nii, kõigepealt Siim ja siis Lasse. Kuulge, tähendab esiteks õnneks sel hetkel, kui need riigi kesksed soovitused või country specific recommendations välja tulid, oli juba jälle Reen tagasi, siis ma ei pidanud sellega tegelema, aga see virn oli tõesti minu ees ja ma ütleksin, et kui ma oleksin, tegelikult ma ei tea, kas ma võin korrektselt seda öelda, olles veel umbes 6 nädalat või 5 nädalat ametis, aga seal on ikka väga palju asju, mida seal ei peaks olema, see tähendab, neid soovitusi on liiga palju. Ja need soovitused muuseas tulevad riikidest endast väga palju. Et ega vesteldakse kellegagi, küsitakse, kuskilt tuleb mingi idee ja siis loed ja ütleme, ma toon oma valdkonnast näite, transpordipoliitika valdkonnast. Euroopa Komisjonis transpordipoliitika algus, kui hakati tegema, see mõte on ju tegelikult see nende country specific recommendations või see kuulus nüüd see eelarveprotsess, et juhtida riikide tähelepanu, kus on oht, et eelarve läheb kontrolli alt välja ja mitte muud. Aga näiteks transpordi peadirektoraat vaatas, et aga nemad seal kirjutavad soovitusi sisse, aga meie peaks ka midagi välja mõtlema. Soovitasime Kreekale, et erastage rohkem lennujaamu ja nii ja naa, eks ole, et tegelikult seda, ma arvan, et need soovitused, minul on oma spetsiifiline suhe välismaiste soovitajatega, see omal ajal oli see leidis väga palju vastuga, eriti Soome ajakirjanduses, kus ma suutsin nagu öelda, et nende välismaiste soovitajat, et me saame üldiselt hakkama. Nii et üldiselt tuleb oma peaga rohkem mõelda, et ei maksa seda nüüd nii vaadata, et tegelikult Euroopa Liidus on ikka see, et mis on seadustega reguleeritud, kus on need piirid. Ja kui üks asi, mis ma tahtsin öelda, et Indrek Neivelt ütleb, et maksupoliitikas on mänguruum, on küll, kindlasti. Aga üks asi on veel, mis on täielik tabu Euroopas ja mis on ka Eestis tabu, see on erastamine. Ja näiteks, kui ma kohtun investeerimispankade, suurte investeerimispankade juhtidega, nad ütlevad, aga kuulge, te tahate eraraha saada investeeringuteks ja te räägite mingist public-private partnership ja jumal teab missugustest mudelist, aga te erastage rohkem. Mida? Transpordiobjekte on igasuguseid, sadamad, lennujaamad, teed, see on transpordis, aga Eestis on suuri riigiettevõtteid meil igasugused, mida sedast enam ei räägi, eks ole. Tegelikult, ütleme, Laari esimene valitsus ja ka kolmikliit tegeles väga tõsiselt suurte erastamisprojektidega ja täna öeldakse, et teate, riigi eelarvesse tuleb sealt nagu väga niisugune rahahoog, eks ole, et me ei saa sellega nagu riskida. Kreeklased erastasid Pireuse sadama 4 korda käive kasvu. Ma olen ise käinud mitmetes niisugustes kohtades, mis on läinud erakätesse ja kõik hakkab liikuma ja hoopis teine filosoofia, hoopis teine mõtlemine. Ja see on kindlasti tabu teema. Reaalne on Eesti Energia ja Tallinna Sadam. Sest raudtega on see nii-öelda kukerpall ära tehtud ja uuesti püsti saadud ja kõik on riigi oma ja käibed kukuvad. Nii, Lasse, ärme liiga palju keskendume sellele arvutusele. Ma olen nõus sellega, et see 500 euro idee, et see tundub niisugune liigutamine, aga ta puudutab paljusid tabusid ja ma olen nõus ka nende kriitikutega, Äripäev vist minu arust rääkis sellest põhjalikult, et okei, et see ei ole idee nüüd nii-öelda mingisugune tohutu arengupuusti ei anna, kuigi ta teatud mõttes ka annab ja mina tänased koosolekud ka panelistidele, ma ikkagi otsin seda teise poole ideed ka, et just kui nagu see madalapalgaliste või väga suure hulga tööjõu motiveerimine väljarändes mingi riskile vastu astumine selle madalapalgalistega, need on ikkagi väga olulised ka majandusarengu jaoks, aga meil on vaja kindlasti täiendavad ideid. Lasse, mis see number on? Sul on võimalik praegu Jürgen Ligi üle kohut mõista. Ma ei tea, see number on, ma ei oska, tähendab juristid tavaliselt ei oska arvutada, mina vist oskan, aga mul ei ole neid algandmeid. Need algandmeid tuleb Maksuametist kätte saada ja mul ei ole neile sellise detailsusega ligipääsu, sest see sõltub ju tulugruppidest, et kui paljud inimesed selle alla lähevad. Rahandusministeeriumi arvutusi mina pole näinud. Ma olen teabenõude teinud, vastust pole saanud. Selge. Paul Tammert, sinu küsimus. Sul oli järgmisena. Ma võib-olla läheks sedapidi, et kuna siin on tulumaks ja omandimaks põhiliselt nagu diskussiooni objektiks, siis vaadake, tulumaks on
nii-öelda maks, mis maksustab neid, kes jõudsid finišisse. Mida kõrgemalt me maksustame, seda vähem on neid, eks ole, kes tahavad finišisse jõuda. Et selle tõttu võib-olla mõttekam oleks maksustada neid, et kes jäid istuma sinna stardipositsioonile. Ehk et omandimaks on see, mis ergutab igat üht kasutama oma omandit. Ja kui te tahate ohtlikke ideid, siis võib-olla kõige kardinaalsem idee olekski see, et tõepoolest, et milleks 500 eurot maksusvabaks. Et tühistame üksikisiku tulumaksu, mida kunagi nagu ka unistas Reformierakond, ja asendame selle maamaksu kinnisvaramaksuga ja asendame ja lisame sellele siis nii-öelda vallasvara ja väärtpaberimaksu kas siis ühiselt, mis oleks nagu rikkuse maks või siis omakapitalimaks ja sellisel juhul nii-öelda väärtpaberid pole vaja maksustada, vaid ainult vallasvara oleks eraldi maks. Ja oleks nagu selles mõttes väga õiglane, et kuna ma ise ka õpetan maksundust, siis üks klassikaline probleem on see, et just nimelt, eks ole, millest ka Neivelt rääkis, et ühed on, eks ole, omavad vara, näiteks üürikorterit, saavad tulu, ei maksa selle pealt, aga samas, eks ole, nende üürikorteri tulu sõltub otseselt riigi kulutustest, selle samale autoteedele, turvalisusele, Päästeametile, mida te näitasite siin ekraanil ja nii edasi. Ehk et tõeliselt ohtlik idee, kui tõeliselt edasiviiv idee oleks see, et selleks, et keegi jääks stardipositsiooni, maksustame omandit ja tõepoolest selleks, et kõik tahaksid jõuda finišisse, vähem maksustame. See on su arvamus, on ju. See on su arvamus, mitte küsimus. Ma lihtsalt küsin su käest vastu. Oled sa üleüldse teinud ka, ma ei räägi praegu mõjudest ja kõrvalmõjudest sellisele vangerdusele, oled sa teinud ka mingeid arvutusi? Et mida see tähendab, see omandimaksu filosoofia, me kujutame õudselt ette, et sa räägid on ju kinnisvaramaksust, mitte enam maamaksust sellisel juhul. Et mis see numbriliselt tähendab, mingi, ma ei tea, tavaline tööstushoone või eramaja, mis see kaasa tooks tegelikult, arvestades ikkagi, meil on ka väga suur omanike paljusus. Jah, on inimesi tõenäoliselt, kes suudavad seda maksustada, aga me võime ikkagi asendada kogu seda üksiku tulumaksu. Mulle tundub see osutades, ma olen seda põlve peale oma arvutusi püüdnud teha, et see tundub ebareaalne. Olen nõus, et 100% nulli viia ei ole ka põhimõtteliselt praktiline, aga et osaliselt nii-öelda alandada on märkimisväärselt, ütleme, eks ole, nii-öelda seda üksikisiku tulumaksu ja selle asemele rakendada see nii-öelda varamaks, mis oleks ka kohaliku omavalitsuse maksubaas. Aga et number, põhimõtteliselt ühe näite ma tõin oma blogis, aga selleks, et nii-öelda reaalselt maksubaasi hinnata on sama probleem, mis Lassele, et oleks vaja need algandmed kätte saada. Selge. Indrek Neivelt soovib seda kommenteerida. Jah, et see üksikisiku tulumaks, nagu ma ütlesin enne, natuke üle 1 miljardi aastas, see on eelmise aasta number. Maamaks eelmine aasta 57 miljonit, ehk siis nagu maamaksu peaks peaaegu 20 korda tõstma. Mis ei... 20 korda suurem maamaksu. Nii, on küsimissoovi sealt tagant. Palun, mikrofon sinna on ju olemas. Mina olen Henrik Aavik, et tehnoloogiline tööpuudus hakkab murdma, et F-hoones juba masinad pesevad nõusid, kohe tulevad autod ja võtavad isesõitvad autod ja võtavad autojuhtidelt töökohad ära. Et kas ei peaks selle asemel, et neid vabaks jäävaid töökohti, mis on tohutu kiirusega juurde tulevad, et neid ümber õpetada keskpärasteks põllumeesteks, et äkki peaks ikkagi mõtlema kodanikupalga ideele ja eraldama mingisugused rahad kõigile neile, et nad ei peaks koheselt tööle minema, vaid olekski kaunis tulevikus, masinad töötavad ja inimesed Kellele see küsimus on? Härra Taalile, mulle tundub, et talle meeldis see kodanikupalga idee kõige rohkem. Räägi, vasta. Turuniidu robotid ei loe. Ei, see on hea, et sa mulle andis sõna, sest ma just tahtsin ütelda mulle tegelikult pikale tänu selle, et ma olen kokutaja ja kokutajal oleks pidanud rohkem sõna andma, eks pikemalt. Aga kuna see on hullude ohtlike hullude ideede ühesõnaga festival, siis ma arvan, et see kodaniku palga idee Eesti tänases oludes ongi selline ohtlike hull idee, eks ühesõnaga, et seda raha ei ole kuskilt võtta lihtsalt. See ei lähe ohtliku idee nii-öelda kriteeriumit alla, sest ta ei tohi olla selline idee, kui te muide sinna lipikutele kirjutate, ma tuletan veel meelde, et ta peab ikkagi olema mingil kujul rakendatav. Nii targad me oleme, et me suudame siiski välja seleteerida tõeliselt ulmelised ideed. Henn Pärn oli seal taga. Mul on küsimus Juhan sulle. Nii, ja mul on siin 5 abilist. Jaa, et võiks rääkida ka Eesti riiklusest, et
minu niisugune tunne on Eesti riigi üldises arengus, et see riik, nii nagu me praegu seda arendame, et ta käib nagu mõnes mõttes üle jõu. Ma mõtlen just, et ta läheb üha keerulisemaks, me vorbime tohutult seaduseelnõusid, muudame neid, mis on pisiasjad, aga me raiskame selle peale tohutult oma mõttejõudu ja teeme asjad üha keerulisemaks, et kas me võime selles osas nagu saavutada ühtsema arusaama, et väike riik peab olema lihtne ja arusaadav ja tegeleme suuremate asjadega, et laseme ühiskonnal endal paljudes asjades nagu kokku leppida, toimida, et kas see võiks olla ka üks arutelu teema? Ja kindlasti, aga ta ei ole praegu, ta on osaliselt see kulupoolega seotud, me kindlasti kavandame ohtlike ideede festivali ühte voljuumi, mis on pühendatud sellele riigi pidamisele ja riigi reformile. Ma lihtsalt lühidalt kommenteerin seda tänast seisu, et ma arvan, et see nõuab meist tohutut vaimujõudu. Me oleme 10 aastaga väga õppinud ja meil on väga palju ka positiivset seda nii-öelda Brüsseli, härra Kallas teab, Berlamondi sellist halduskultuuri, ta hõlmab meid tohututeks protsessideks, strateegiateks, tegevusteks, on ju, ja me teatud mõttes oleme selle oma peaga mõtlemise ära kadunud. Mõneti selle maksu küsimuses on täpselt sama, on ju. Et Euroopas on igasugused ideid, on ju, tehakse seal, väga paljud maksuasjad on ju unifitseeritud, on ju. Meie küsimus on näiteks selles osas, kuidas leida tegelikult neid erisusi või nišše, mille osas siis kogu selles Euroopa turus tõepoolest, ütleme, saaks midagi majandusarengule. Ma tooks ühe näite, mida muide mitmed riigid, ja ma arvan, et siin ma paluks sul seda kommenteerida. See on see maksuerisuste poliitika. Maksuerisused, kui tavaliselt Eestis räägitakse, et neid tuleks teha selle tõttu, et lahendada mingid sotsiaalseid probleeme. Kõige tavalisem on see toiduainete käibemaks, teeme alla, siis toiduained odavamad, siis saavad vähem toime tulevad inimesed odavamalt seal osta elementaarset toiduainet. Me kõik teame, et tegemist on väga-väga ebaefektiivse meetmega, see on 10 kordi erinevate riikide praktikas ära tõestatud. Mina räägiksin maksuerisustest teistpidi, mida me võiksime käsitleda teatud investeeringutena ja eriti oluline on maksuerisuste puhul see, kuidas leida need nišid, kus me Euroopa nii-öelda ühisturul saame teatud eeliseid. Võtame näiteks käibemaksu. Väga paljud riigid, et arendamaks oma logistika ja transpordisektori eeliseid, on viinud täiesti kummalistel kaubagruppidel kasutavad kõige madalamat käibemaksu selleks, et tõepoolest tekitada teatud värava efekti, et Euroopa Liitu sisse see kaup võib-olla ka välja. Ja selliseid võimalusi tegelikult, ütleme, väga palju, me teame, et meie jällegi üldine tabu, kus tuleb on see, et jõle hea on kaotada kõik erisused ära. Tavaliselt mõeldakse nende all, et kaotada need väga kallid sotsiaalerisused või sotsiaalpoliitilise suunitlusega erisused ära. Kas keegi soovib kommenteerida seda? Ma just mõtlen seda, et sa oled kindlasti saanud mõelda, kui me mõtleme kogu seda Euroopa unifitseerimist. Meie üldine väljakutse on tõesti see, kuidas selles Euroopa Liidu sees teha kavalaid käike, kas või sektoripõhiselt, tõsta oma tegelikult atraktiivsust ühel või teisel sektoril, mitte me paneksime ühtlaselt 500, et kuidas see asi leida umbes 600 miljonit, aga ta peabki niimoodi ühtlaselt jagunema erinevate komponentide vahel. Aga Ants, sinu küsimusele põhimõtteliselt vastates ma arvan, see on mu isiklik arvamus, et Eesti ühiskond ei ole väga valmis seda immigratsiooniväravat niimoodi väga tugevasti lahti tegema. Täna vähemalt mitte. Võib-olla see king, see valu on 10 aasta pärast suurem, et siis on pilt teine. Aga täna ka suure tõenäosusega võiks olla meie avatud käed ikkagi rohkem pärani, kui nad praegu on. Ehk et ma arvan küll, et põhimõtteliselt kõiki neid piiranguid võiks leevendada, mis meil on, aga mitte niisugustes väga drastilistes määrades. Nii, järgmine sõnavõtja saalist oli härra Samost. Ja Indrek, ja siis Samost. Tooge mikrofoni ette. Minu arust on nagu ära kasutamata ressurss on tudeng. Et me kutsuks siia rohkem tudengeid väljasmaalt, et me võiks iga aasta olla võtta 10 000 tudengit, 5000 jääb siia võib-olla pärast, eks ole. Jah, ütleme üldise trendina välisüliõpilaste arv kasvab, et selles mõttes, aga see trend on täpselt nii, nagu meie kõik muud trendid, nad on imeväiksed kasvud, aga härra Samost. Ja mul on mikrofon küljes jumala abiga, et küsimus eelkõige Karli Lambotile, kuna Karli on vist siin ainus selline igapäevaselt tegevettevõtja, võib-olla ma teen Indrek Neivelt veel pisut liiga, aga ta just asutas kooperatiivi.
et maksudest rääkimisel on siin palju olnud ka sellist retoorikat ja minu meelest mõneti põhjendatud, et me peame ka ettevõtjaid sundima tegema mingeid liigutusi, mida nad praegu sellisest mugavusest ei taha nagu teha. Siin sotsiaaldemokraatide esimees Sven Mikser rääkis, et ettevõtjad on vaja mugavustsoonist välja tuua, selleks tuleb tõsta miinimumpalk kuskile 800 euroni, et sama asja on Indrek Neivelt rääkinud, aga mingis mõttes on veel maksuideid, mis on kõik seotud sellega, et ettevõtjad kuidagi nagu ergutama, tegema mingeid muutusi. Et kas on selline eluvõõras, ettevõtja vaenulik vaade, et kas me tapame sellega kellegi lootusetult maha, et see lõpptulemus Eesti jaoks on pigem negatiivne ja positiivne, kui sellised asjad ellu tulevad. Aitäh! Sa mõtled alampalga tõstmist? Ma arvan, et see võib-olla Anvar lihtsalt, et see tõesti, kui ettevõtja siin on, mulle on ka saadetud küsimusi, ma ei ole jõudnud vastata, et see sama nüüd kuskilt jälle üles kerkinud selline umbusaldussuhe ettevõtjate ja siis sellise anonüümse riigi või anonüümse poliitikute vahel, mis teatud mõttes nagu lämmatab igasugust ütleme, tuleviku väljavaadet on, et kui me loome nagu sellise kliima, et me nagu kunstlikult oleme teisel pool rinnet, aga vist Andvari küsimus oligi selles, et kas see jutt, mida kuskilt püütakse ajada, et ettevõtjad on mugavustsoonis, nad tuleb sealt kuidagi viisi vägisi välja ajada mingite piitsaga, on adekvaatne või on see bluff? No ma arvan, et võtta see positsioon, et üks sotsiaalne grupp ühiskonnas ei saa hakkama ja nüüd tulevad targead näiteks poliitikud ja annavad neile õiged näpunäited, kuidas käituda, et põhimõtteliselt see ei ole adekvaatne. Aga võib-olla mina olen, ma ei usu, et ma erandlik olen, ma ikkagi ütleks seda, et ma tõesti olen ettevõtja, meil on ettevõtted 5 riigis. Ma arvan, et Eestis pole meil häda mitte midagi. Või ma natuke liialdan, eks ju. See põhiprobleem on ikkagi see, et see turg kahaneb tänu sellele, et elanikkonda on vähem, tänu sellele olete mõelnud loomulikult, et majanduskasvu saavutada kahaneva elanikkonnaga. See on hoopis teistsugune ülesanne, kui saavutada seda Hiinas, kus iga aasta elanikkonda tuleb 7-8% juurde, tööjõuturul inimesi veel rohkem. Et see on see peamine mure, et ma ettevõtjana mina küll ei julgeks öelda, et meil oleks Eestis kuidagi väga kehv olla. Aga ma tõesti ei arva, et keegi targem käsukorras saab öelda, et tehke nüüd toda või seda. Nii, saalist, seal on käsi. Jaa, just nimelt, mikrofon sinna poole, keskele tõmb. Ma lõpetan siis ikka vastamise ära. Jaa, lõpeta ära ja siis kohe. Ma arvan, et ikka selle eest hoolitseb poliitik kaudu sellega, et ta loob nii läbipaistvad, nii avatud, nii konkurentsitihedad turud tänu sellele, et reegleid on võimalikult vähe ja siis ei ole meil kellelgi mugav olla. Me peame ikka kaude ju värisema kogu aeg, et kas me ülehomset päeva näeme. See on see õige instrument, mis ettevõtjad tööle paneb. Nii, palun, küsimus. Andres Ergma, mul oleks küsimus härra Neilveldile. Te pakkusite välja ettevõtte tulumaksu, ma olen sellega täiesti nõus, et kuskil 10% tulumaks ei pane ühtegi ettevõtte juhti nii palju manipuleerima, et riskida maksuameti sanktsioonidega. Aga mind huvitab see, et kuhu see ettevõtte tulumaks, kui ta oleks näiteks 10%, et kuhu ta siis läheb või mille katteks ta siis läheb? Kas siis ettevõtted saavad seda mingil moel soodustuste või abi kaudu tagasi? See on kokkuleppe küsimus, eks ole, aga nagu ma ütlesin ennem, et kui me tahame tööjõumakse vähendada, siis kui me riigieelarve ja kulutusi ei vähenda, oletame, eks ole, võib-olla natuke kusagilt midagi jõuab kokku tõmmata, aga see ei ole märkimisväärne summa, eks ole, siis ta peab kusagile augu täiteks minema. Ehk et me lükkame siis põhimõtteliselt tööjõu pealt, lükkame kapitali omanike peale, lükkame see, kes on kasumit teenib, lükkame selle tulu, mõtleme siis maksukoormuse, mis nagu arvestades ka nagu globaalsed arenguid on tegelikult õige, sellepärast, et tööjõu osatähtsus on viimastel aastakümnetel kõvasti vähenenud ja kapitali omanikud on palju paremini hakanud elama võrreldes siis sellega, kes tööd teeb. Et selles mõttes on see nagu õiglane liikumine ka. Et lihtsalt teist maksu vähendada selle võrra.
mulle tundub, ja sealt tuleb ka tegelikult tarbimisse raha, eks ole, et noh, et kui näiteks ettevõtted maksavad tulumaksu ära, siis ega nemad ju sellest ei tarbi, aga kui inimesed jätta rohkem raha kätte, siis ju selle võrra käibemaks ja kõik seda aktsiisid kõik hakkavad ka liikuma ja koduturg hakkab kasvama. See annab hoopis efekti ja see on sama asi, mida nagu kui siin on mingid vaidlused kellegi vahel, et Maksuameti ja ühelt poolt Rahandusministeerium, kõik siis keegi ei tea seda, noh, ei ole võimalik välja arvutada täpselt nagu sendi pealt seda, mida see tegelikult tähendab, kui sa kusagilt vähendad maksusid, eks ole, et inimestel annad rohkem raha kätte, et kui palju ta teiselt poolt käibemaksu mujalt tagasi tuleb ja omakorda elavdab mingit ettevõtlust, kes suudab jälle rohkem palka maksta ja nii edasi, eks ole. Olari Taal. Et tegelikult peab vaatama just seda sama külge, et siin ei ole midagi tegemist hullumeelse ideega. Siin on tegemist sellised täitsa loogilise ideega, et kui ühesõnaga viia sisse ettevõtte tulumaks, siis seda raha, mis sealt tuleb kasutada tööjõumaksude vähendamises. Ehk ühesõnaga loogika oleks ju see, et maksustada ei tule mitte kulusid, sest tööjõumaks on ju kulu, vaid maksustada tuleks tulusid. Ja see peaks olema kõigile selge. Ma kommenteeriks omalt poolt, me oleme jõudnud, kuna me oleme siin praegu IRL-i niisugusel üritustel, et omane jõuda programmis, mis puudutab tööjõumaksu koormuse alandamist, ma teeksin siin olulise täpsustuse. Kui me vaatame täna tegelikult ettevõtete probleeme, siis probleem ei ole niivõrd see üksikisiku tulumaks, sest lõpuks ju üksikisiku tulumaksu vähendamine, kui ta tähendaks seda, et see ettevõtte jaoks muutuks odavamaks see tööühik, siis ei ole ju see inimese seisukohast nagu ju mingit praktilist võitu, see tähendab, et inimesed saaksid vähem palka. Aga see on ikkagi puudutab sotsiaalmaksu. No meile tundub, kui vaadata neid mingisuguseidki suht ja võrdarvu, siis kui me räägime tööjõumaksude alandamist just nimelt sellise teatud atraktiivsuse, konkurentsivõime, vähemalt mingis keskmises perspektiivis tõstmiseks, me peame rääkima kuskil 3% sotsiaalmaksu alandamist. Et kõik need liigutused, võt see sama, et siin 10 eurot tulumaksuvaba miinimumit ja nii edasi, et see tegelikult on mõjuta asi, et kui me ei suuda teha nagu sellist käiku ja siis tekib loomulikult küsimus, ei ole mõtet olla siin tuleb väga selgelt aus olla, kui me räägime maksukoormust 33%, vaatame seda avalike sektori kulutusi, nende mingite kulureformid, need võtavad palju rohkem aega. Järelikult saabki olla jutt ainult, et see küsimus, et kui me tahame sotsiaalmaksu alandada 3%, siis on küsimus, millega me selle asendame. See mahus kuskil 600 miljonit eurot aastas täna, eeldame, et see sotsiaalmaksu alandamine toob kaasa mingisugust täiendavad investeeringud, täiendavat tegevust, aga see on suur raha. Ja see on see küsimus, et kuidas seda katet leida. Kui see kate ei ole võimalik leida, siis seda juttu, et seda käiku on võimalik teha umbes sellise nii-öelda üldise kokkuhoiuga on tõesti enesepettus, arvestades tegelikult meie kulu poolt praegu, mis meil on avalikel eelarvetel kanda. Nii, Indrek esimesena, siis Olari ja siis Karli Lambot kommenteerivad seda. Ma tahan seda öelda, sama ettevõtte tulumaksuvabastus, see oli omas ajas, see oli selles mõttes teine ajastu, kus oli vaja kapitali. Kui te kujutate ette seda ajastut, seal oli enam-vähem see 98. aasta või 99, millal see oli, eks ole, siis oli raha hind, mis oli kapitali puudus totaalne maailmas, ütleme eriti siinses piirkonnas. Täna meil on 0% raha ajab üle põhimõtteliselt, eks ole, ja raha läheb sinna, kus on mõistus. Aga me maksustame mõistust, mitte kapitali. Ehk et see on, selles mõttes me oleme ajast maha jäänud, see trend oli ammu ilma näha tegelikult. Nii, Olari ja siis Karle. Et tegelikult peabki mõtlema täpselt niimoodi, et nii nagu ettevõtluse arengul on omaette etapid ja mõningad meetodid töötavad 1 aasta, mõningad abinud 3 aastat, mõningad 5 aastat ja mõned jäävad igaveseks kehtima, eks ole. Siis samamoodi peaks vaatama ka maksundust. Ei tule mitte häbeneda seda, et ütlemegi, et nüüd me viime sisse 5 aastaks sellise maksumuutuse ja ennest seda, kui see 5 aastat õpeb, ütleb, mis temaga saab edasi. Nüüd, kus see raha? Elementaarne lihtne. Miks me ei või siis mõelda täna nii, eks ju, et kui me viime käibemaksu 20 pealt 24 peale, see toob kämedates joontes meile 300 miljonit, umbes, eks ju, ja see toob meile 300 miljonit lisaraha nüüd, kui see kompenseerida
pensionäridele pension, et või see kaotus, mis nad käibemaksu tõusust tahavad, see on siis 4%, siis see jämedas joontes on kuskil 70-80 miljonit, oleks 220 miljonit olemas, eks. Nüüd absoluutselt kindlalt ma olen veendunud, et kui see 220 miljonit on kuskil peaaegu pool juba sellest 600 miljonist, mis sa ütlesid, eks ühesõnaga, ja ma olen absoluutselt kindel, et kui nüüd ettevõtte tulumaks sinna juurde liigutada, Siim Kallas ütles siin lühikes vestlus väga õieti, et ju tegelikult need, kes sõidavad Mercedes, nendel ei ole midagi selle vastu, et nende maksud oleksid suuremad, et see on vale ettekujutus. Samamoodi ma arvan, et ei ole midagi selle vastu ka inimestel, kes täna maksavad dividendidelt 26%, et nad maksavad 30%. Nii, Karli. Ma võtan lühidalt kokku, aga selle oma algse idee ka. Rahvusvahelises võrdluses, ikkagi Eesti puhul on selge, et meil on keskmisest pisut kõrgemad tööjõumaksud, meil on väga palju kõrgemad tarbimismaksud ja meil on väga palju madalamad omandi- ja kapitalimaksud. Euroopa Liidu keskmisest on meil väga oluliselt kõrgemad tarbimismaksud. Aga ma lõpetan oma mõtte ära. Ehk kui me räägime tööjõumaksude alandamisest, mis põhimõtteliselt tõenäoliselt väga palju vastukriitikat vähemalt siin saalis ei oma, siis minu arvamus on küll, et seda ei ole õige nihutada tarbimismaksudele. Lõppude lõpuks see sama töötaja suuresti maksab selle siis tõusnud käibemaksu arvelt tagasi. Aga see hetkel selleks. Ehk et see põhiküsimus on see, et kui alandada tööjõumakse, kust see raha tagasi tuleb. Tõenäoliselt ongi nüüd kaalumise kohaks mitmesugused erinevad võimalused. Näiteks Indrek Neivelt, aga väga paljud teised räägivad olemasoleva tulumaksusüsteemi asendamisest näiteks siis 15%-lise klassikalise tulumaksuga. See on igal juhul üks võimalus. Lasse Lehis, ja tõenäoliselt on tal väga head argumendid, arvab, et kui olemasolevat süsteemi korralikumalt tööle saada, kui meil neid maksuauke, nad on nimetatud maksuauke nii palju ei oleks, siis oleksid riigieelarvest tulude laekumine ka suurem. Mina kolmandana olen selle idee välja pakkunud, et olemasolev tulumaks praegusel kujul, mis on ikkagi väga ainulaadne, iseenesest ka elegantne, seda mitte muuta, võib-olla maksumäärasid muuta, aga süsteemi mitte muuta, aga tuua talle kõrvale omakapitalimaks. Ja mitte siis teha näiteks, et asendada ta klassikalise tulumaksuga. Siin on saalis kõlanud ja ma väga jagan seda mõtet, et see maa-aluse maksu taastamine viia läbi, aga see ei anna palju tulusid. On veel erinevaid varamakse. Ehk et see tõenäoliselt peab olema mingisugune laiema pildina kombinatsioonis. Ja Siim Kallasel oli, ma arvan, et väga õigus, kui ta ütles, et niisuguseid pakette peaks vaatama väga suure laia pildina. Sest osad elanikkonna või osad sotsiaalsed grupid kannatavad, osad võidavad ja sa pead leidma mingisuguse kompromissid, kellele pakutakse midagi asemele ja tagasi. Ehk et tõenäoliselt see arutelu, kui see vähegi viljakus tulevikus on, peakski olema nõnda, et need erinevaid komponente kaalutakse koos. Nii, meil on veel planeeritud 10 minutit, vaatame kõigepealt sealt kõige tagumine ja siis tuleme siia tagasi. Tutvustage ennast. Jah, mina olen Raivo Kokser. Ja siin kõlavad niisugused mõtted, mis jätavad mulje niisuguse suurettevõtte seisukohalt. Et mina olen väikeettevõtja ja kui me räägime, Eestis jagatakse päris palju raha ümber, avalikku raha läbi riigihangete. Ja riigihangetel osutuvad tihtipeale võitjaks siis suurettevõtted, kes suruvad väikeettevõtted sellisesse ruumi, et neile ei jää ruumi maksta palka, ei jää ruumi maksta makse, ja juba nendes on nii-öelda väikeettevõtete pankrot sisse kirjutatud. Et niisugune konkreetne ettepanek, et tuleks võib-olla ka riigihangete süsteem üle vaadata. Et see on suur raha minu teada. Et võib-olla Lasse Lehis oskab kommenteerida. Nii. Mis ma riigihangete kohta ikka oskan kommenteerida, aga üks võimalusi on igasuguseid ja üks teema näiteks, millega hiljuti minule pöörduti, et räägitakse sellest puuetega inimeste tööhõive reformist väga palju, et
ma ei mäleta, mis riik see oli, aga toodi näide, et kus näiteks riigihangetel saab lisapunkte selle eest, kui on tööl puuetega inimestega, puudega inimesed näiteks tööle võetud. Et selles mõttes võimalusi riigihangete kaudu ka kuidagi majandust mõjutada kindlasti on, aga ma ei oska öelda, kui suur või efektiivne see võiks olla, aga kindlasti ma olen nõus sellega, et maksud ei ole imerohi, et kui me tahame mingi eesmärgi nagu seada, et siis oleks kõiki meetmeid võrrelda ja arutada ja võib-olla on mõnel juhul siis mingi maksumuudatus kõige efektiivsem ja mõnel muul juhul võib-olla mingisuguse muu meetme kaudu. Ei tohiks ega ühte ega teist kõrvale jätta. Nii, järgmine küsimus oli siit keskelt ja sealt. Nii, kus mikrofon on? No anname tahas. Siis tuleme siia keskele. Just, Sven Sester. Ja ma jätaks tööjõumaksud ja tarbimismaksud korra kõrvale ja küsiks kapitalimaksud osas. Ja nimelt mitmed ettevõtjad, kes teavad, et IRL on tegemas oma siis maksude ja majandusprogrammi, on küsinud ja pöördunud minu poole küsimusega, et kas me ei näeks ette siis dividendimaksude vähendamist. Ja kui ma olen nendega edasi vestelnud ja küsinud, et millised maksuneutraalsed, et oleks maksuneutraalne, et kuskilt poolt oleks ka siis kulu- ja tulupool, siis nad ongi jõudnud selleni, et võibolla peaks ettevõtte tulumaksu siis mingis osas taastama. Minul küsimus on teile kõigile neljale, et võibolla paari lausega ütleksite, et mida te arvate sellest, kui dividendimaksu viia allapoole ja siis selle võrra ka siis mingis osas tulumaksu taastada ja tegemist oleks seljul maksuneutraalse otsusega. Et mida te arvate sellest? Olge nii kenad. Nii, ei ma ei toeta. Ühesõnaga, kui ettevõtte tulumaksu kehtestada, siis ikkagi seda saab kehtestada tööjõu maksude vähendamise arvelt, eks ühesõnaga. Aga need on ilgelt toredad ettevõtjad, kes ütlevad, et dividendimakse tuleks vähendada, eks ühesõnaga. Neile tuleb ütelda, et tuleb hakata tööd tegema. Nii, mikrofon keskele. Meil on veel 5 minutit, siis me hakkame otsi kokku tõmbama. Vahepeal liigub mingi kuuldus, et äkki Peeter Oja on sealt meditsiiniasutusest siia poole liikuma. Palun. Oota, Juhan, ta küsis 3 vastust. Oi, vabandust. Kommenteerige lühidalt siis, jah? Ei, ma kordaksin oma seda eelmist mõtet, aga ma kõigepealt üldfilosoofilisena ütleks, et ma isiklikult tõesti ei arva, et Eestis maksukoormust oleks vaja SKT-sse suhtena suurendada. Tõesti, see probleem saab olla ainult nõnda, et juhul, kui vähendada tööjõumakse, et kus see raha asemele tuleb. Põhimõtteliselt on siis, nagu te väljendasite, üks võimalus. Taastada mingil kujul siis tulumaks või ühesõnaga mingi tulumaksu vorm. Mina isiklikult pooldaksin, ma olen seda mitu korda öelnud, et jääks siis see olemasolev dividendide tulumaksustamine, nagu ta meil praegu on, ja tuleks kõrval omakapitalimaks. Ta on uudne, võõras, aga tal on 2 väga olulist plussi. Esiteks kui seda õigesti rakendada, ta oleks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete huvides, sest sinna saab seada mingi miinimumi. Näiteks Šveitsis on, et kui ta on alla 50 000 Šveitsi franki on see oma kapital, siis seda maksu maksma ei pea. Ühesõnaga selle maksumääraga saab mängida. Ja teiseks, te tõenäoliselt ei adu vist kõik, aga klassikaline tulumaks on päris keeruline maks. Seda on väga raske administreerida. Eestis ta väga lihtsal kombel ju meil 90. aastate alguses ja keskpaik oli, aga kui täna taastada, teiste riikide kogemus näitab, et see reeglistik on väga mahukas ja see üks vastuargument on see, et see administreerimisvõimekus peab maksuametis siis väga olulisel määral tõusma. Minu meelest oleks omakapitalimaks kui kapitalimaks lihtsam. Nii, ja Lasse, sinu siis lähme viimase küsimuse. See teema on niivõrd keeruline tegelikult ja neid komponente, mida kas või arvutuste tegemisel on niivõrd palju, et kõige lühemalt ja selgemalt on oma seisukoha selles suhtes öelda, et mina seda eelnõud kirjutama kindlasti ei hakka, kui jutt käib ettevõtte tulumaksu taastamisest. Et tehke eelnõu valmis ja siis ma ütlen, mis ma arvan. Aga kui praegune seadus, põhimõtteliselt praegune kontseptsioon laias laastus on üks lause seaduse teksti, siis see alternatiiv oleks paks raamat.
nii palju ma võin öelda. Indrek Neivelt. Oletame, mis ma enne ütlesin, et 15% on see ettevõtte tulumaks sõltumata siis nagu suurusest või maksad dividendi maksa, siis see, kui selle maksaks ära, eks ole, siis kui sina kui eraisik saad veel deklareerida selle kui tuluks, ehk siis selle vahe peab veel juurde maksma põhimõtteliselt, ehk kui meil on 20% tulumaksumäär, siis maksad 5% veel juurde. See oleks see minu nagu nägemus asjast. Nii, et meil on nüüd ajasurve, me saame võtta viimase küsimuse ja siis me teeme asjad, võtame kokku, sest meie festival on tavaliselt mõeldud ikkagi hoogsena ja lühikesena, sest me kõigil on ka muu töö. Nii, kes seal oli mikrofoniga? Raino Paran. Ole hea. Jah. Täna on mitmel korral siin kõlanud ka see mantra, vist mida on siin umbes 10 aastat võetud, kui tõena esitatava väitena, mis kõlab siis, et maksudega ei mängita, aga tegelikult see ei ole muidugi tõsi ja kui ma õigesti aru saan, siis eile andis Tööstuskaubanduskoda üle Riigikogule vist umbes 1200 ettevõtja allkirjaga pöördumise, milles tehti ettepanek, et riik, kui ta muudab maksuseadusi, et siis need muudatused võiksid olla umbes 6 kuud ette teada ja see oligi tegelikult just tehtud see ettepanek seetõttu, et viimastel aastatel, nagu me kõik teame, on ju praktika käinud selliselt, et kõigepealt kinnitatakse eelarve ja siis hakatakse kiiresti muutma makse ja vaatama, kus siis saab nii-öelda raha selle eelarve katteks, et võib-olla see oleks ka üks ohtlik idee IRL-ile, et asuda ka siis seda toetama. Et see ka tõepoolest nii oleks, et maksude osas oleks kindel arusaam juba vähemalt pool aastat ette, kuidas asju maksustatakse, et mitte ka nüüd, kui me näeme, et oktoobris võetakse eelarve vastu ja siis enne 1. jaanuari veel tehakse kiiresti seaduse muudatused selleks, et seda eelarvet oleks ka võimalik täita. Nii, see oli seisukoht, on ju? Arvamus? Ettepanek? Ma ütleks kiirelt selle kommentaariks, et kui ma seda uudist lugesin, mul tuli meelde, et kunagi midagi sellist on juba olnud. Ja täpsemalt ma leidsin selle kohe üles 2003. aasta koalitsioonileping, kus oli täpselt see sama asi sisse kirjutatud. Ja mida me ka järgisime muide? Jah, väga võimalik, jah. Eks siin see vastuväide, ma lihtsalt võin omalt poolt kommenteerida, ma arvan, et see on ülimalt arusaadav mõistlik, ma julgeks öelda, et on olemas makse, mida saaks liigutada võib-olla 10 aasta perspektiiviga. Et kui me vaatame näiteks praegu seda keskkonnatasude janti ja arvestame, millist Eesti ettevõtted nad nagu adresseerivad, kes teevad investeeringuid 10-20 aasta peale ja kui nad tõstavad mingid sisendkulusid läbi keskkonnatasude, siis nad tegelikult muutuvad kohe pankade jaoks punaseks. Et on olemas makse, kus see pool aastat on täiesti ebapiisavaid. Aga on olemas olukordi, kus me ise olime, mis seal salata, see kriitika on arusaadav, et kui oli majanduskriis ja oli vaja leida mingisuguseid kiireid lahendusi, siis oli tõesti küsimus ju kohati nädalates. Et see on see, et minu jaoks see pooleaastane nõue on isegi tagasihoidlik ja peaks täpsustama ka erinevate maksude osas, et see nende mõju ettevõtetele võib olla väga erilaadsed. Nii, minu asi on nüüd tõmmata joon alla, saate aru, see festival oli nagu avalöögiks, et me seda asja arutaks. Mina selekteerisin välja võib-olla 4 seisukohta, mille osas me peaksime siis edasi mõtlema ja arutama ja loomulikult kutsume kõiki aktiivseid inimesi, ettevõtjaid, teisi erakondi ka nagu kaasa lööma. Esimene, kindlasti see IRL-i 500 euro idee on väga hea idee. Olete ju nõus, on ju? Et muide Siim Kallas ütles mulle kõrva sisse, et kuradi hästi, et kus sa selle leidsid ja kui ma ütlesin Ronald Reagani käest, kes oma USA maksureformiga, millel on väga palju mõjusid, uskuge mind, tegemist ei ole populismiga. Ma kinnitan seda. Et seda on nii põhjalikult kaalutud, et siin ei ole mitte mingisugust populismist juttu, et need süüdistused või need sildistused me omaks ei võtta. Aga me oleme valmis arutama, sest seal on ka palju nüansse. Teine, ma arvan, et kui me unustame selle pika ja keerulise, et kõik tuleb ümber vaadata siin Eesti Vabariigis lähenemise, siis ikkagi tööjõumaksude alandamine, aga ma konkretiseeriks, me räägime sotsiaalmaksust, me räägime sellest maksust, mis ikkagi on reaalselt tööandja maks. No ma julgen öelda, et siin küll panelistid numbrit ei öelnud, aga me peaks, kui me tahaksime tõsiselt siin midagi teha, siis alla 3% selle vähendamine, ei vääri küünlaid. Ja küsimus on selles, et kui see on tegelikult meie ettevõtte konkurentsivõime jaoks mingisugune oluline samm, siis on küsimus nii-öelda katteallikatest. Ja seda tuleks siis arutada. Tõenäoliselt välja käia, et me suudaksime sotsiaalmaksu alandada 3%,
maksukoormust alla tuues, et me suudame nii lühikese ajaga midagi riigis kokku teha või viia tasuliseks teenuseks, ei ole realistlik. Aga ma arvan, et see on tõsine idee, kuidas 3% sotsiaalmaksu alla tuua, aga küsimus kõigile ja ettevõtjatele ennekõike, et millega seda asendada. Kolmandaks, mida ma püüdsin välja ja kui ma ka Siim Kallast kuulsin, on ikkagi see maksuerisuste küsimus. Me peaksime mõtlema maksuerisustest, olgu ta siis käibemaksu või mõne muu puhul, et kuidas erisusi kasutada meie majanduskeskkonna atraktiivsuse tõstmiseks mingites nišides. Mitte, et me vaatame erisusi ainult teatud sotsiaalkingitustena. Ja minu poolt praegu olekski selline kokkuvõte, et nüüd ohtlike ideede festival number 2 on hoopis muul teemal, see sõltub, mida olete ka teie kirjutanud, meil on omad mõtted, see saab olema toimuma oktoobris, see ei saa toimuma siin, sest ohtlike ideede festival otsib ka ohtlikke kohti, kuhu te tavaliselt ei satu. Nii et ma kutsun kõik ohtlike ideede festival volum 2, jälgige meie teateid ja nüüd kõige viimaseks, ma tean, et härra Tiit Riisalon on olemas nüüd see kast ja me saame välja loosida selle tooli. Äkki kõigepealt tänaks meie paneliste siin mõnusas Stavoti aisuses oma mõtteid jagamast, et minu arust oli see väga tore üritus. Tõesti siiralt, nii et aitäh teile. Meil mingeid asju ei ole, on ju. Ei ole mingeid asju. Aitäh Lasse Leis, aitäh Karli Lambot, aitäh Indrek Neivelt. Nad julgesid tulla. Teate, kui paljud inimesed ütlesid ära, et teate, kui te siia tulete, mine tea, mis see valitsus hakkab meiega tegema. Vaat selline riik. Mina ei tea küll ühtegi, et meil on vaba maa. Mina tean. Nii, ja nüüd loosimine, jah? Jaa, et aga võib-olla panelistid saavad juba... Nii, aitäh teile. Võite ära minna. Aga milline tool siit läheb loosi? Olete oma rolli täitma. Milline tool läheb loosi? Et tegelikult me veel üritaksin ohtlike ideede festivalil ikka proovitakse igasuguseid asju ka, kui välja ei tule, no sitta ka. Et ma proovin praegu helistada Peeter Ojale, kes minu teada kasutab maksumaksja raha. Tähelepanu, Peeter Oja kohe tuleb telefoni peale. Aga ta kasutab praegu intensiivselt maksumaksja raha, et vaatame, kas ta saab vastu võtta, proovime. Nii. Tundub, et ei saa, aga Peeter on kindlasti meiega järgmine kord. Aga nüüd siis nii-öelda viimane ametlik toiming sellel meie esimesel festivalil. Juhan paneb käe sisse ja vaatab, kes võidab professor Toivo Raidmetsa suurepärase tooli. Ta ise valib va? Ei, loosi läheb seekord valge tool. Nii. Ja tooli võitja on Arp Müller. Wow. Minu teada Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik. Kas on nii, Arbil vedas ikkagi ropult praegu. Arp, tule järele. Aga nii kaua, kui Arp tuleb toolile järele, veel kord tänan teid, kes te tulite kuulama ja oma mõtteid jagama. Ja Flo poisid on siin seina peal näidanud oma muskleid. Meie... Nii. Palju õnne sulle. Ma loodan, et... Palun, kuidas sa sellega ära saad viia, meie inimesed võivad aidata. Väga hea, suurepärane, aitäh sulle. Nii, tänan teid. Ja siin linna pealt juba räägiti, et Arp pidi just sisustama oma korterit, nii et nüüd on selle Epicenter parima Eesti disaini näidis olemas. Ja veel tahaks tähelepanu juhtida, et seintel oli siis Flo Kasearu looming, tema oli meil täna ainuke naine, kes sõna sekka ütles, et kindlasti tulevikus on neid naisi rohkem. Ärge selle pärast muretsege. Ja teele saatma jääb meid Flo video Parim enne on möödas. Aitäh, kohtume!